Ukraina on peatamatu teekonnal täieliku võiduni Krimmis. See ei ole meie, kes seda ütleb. See on Philip Ingram. Kunagine kõrge auastmega ohvitser Suurbritannia sõjaväeluures, Ingram on mees, kes on kõike näinud ja tal on selle tõestuseks MBE. Ja ta andis just plahvatusliku intervjuu, kus ta avaldas ühe võtmetähtsusega asja. Midagi nii suurt toimub Krimmis, et Putin ei suuda seda peatada. Lumepall hakkas mäest alla veerema juba mitu kuud tagasi. Nüüd on see muutumas laviiniks, mis hakkab Krimmi derussifitseerima ja vabastab poolsaare Putini haardest. Mitte miski sellest pole juhtunud juhuslikult. Üks esimesi asju, mida Ingram oma intervjuus ütleb, on see, et kõik, mis Krimmis toimub, alates isoleerimisstrateegiast kuni kütusepuuduse ja Ukraina rünnakuteni poolsaarel, on olnud ette planeeritud. Ukraina jõudis selleni, rünnates halastamatult Krimmi õhutõrjesüsteeme ikka ja jälle, et luua teed Musta mere ja Krimmi kohale ning võimaldada oma rünnakuid. Kui me vaatame, mis juhtus siis, kui Ukraina sai esimest korda loa kasutada oma pikema tegevusraadiusega relvi, siis mida ta tegi? Küsib Ingram retooriliselt. Ta hakkas ründama Venemaa õhutõrjevõimekust. Need rünnakud on toimunud üle kogu Krimmi ja kogu Venemaa, kuna Ukraina on õhutõrjesüsteeme süstemaatiliselt ja järjekindlalt lammutanud. See oli Krimmi vabastamise jõupingutuste esimene etapp ja see pani aluse kõigele, mida me nüüd aastal 2026 näeme. Me nägime nende rünnakute olulist sagenemist aasta 2 esimese kuu jooksul. Jaanuaris ja veebruaris Ukraina viis läbi iga kuu 20–25 lööki Krimmi õhutõrjevarade vastu. Teatab relvastatud konfliktide asukoha ja sündmuste andmebaas ehk AKLED. Süsteemid, radarid ja terved laod hävitati Ukraina droonitule all, avades õhuruumi kõigele sellele, mis järgnes. Ukraina pole lõpetanud esimest faasi lihtsalt sellepärast, et on jõudnud teise faasi, märgib Aatselet. Üks faas sulandub teisega. Kuna Ukraina jätkab Krimmi alles jäänud õhutõrje purustamist, me nägime seda 1. augustil, kui New Voice of Ukraine teatas, et Ukraina rünnakud süütasid tulekahjusid õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise ehk EDV positsioonidel Krimmi peamises sadamas Sevastoopolis. See sadam, mis oli Musta mere laevastiku kodusadam enne, kui Venemaa sõjalaevad pidid Ukrainast nii kaugele kui võimalik lahkuma, on muutunud kergemini tabatavaks tänu sellele, kui hästi Ukraina oma strateegia esimest faasi ellu viib. Mis puudutab selle faasi üleminekut järgmisele, siis see on lihtne kontseptsioon. Teine faas on isoleerimine. See protsess jätkub, kuid Ukraina peamine võit seisneb selles, et isoleerimine takistab Venemaal saata Krimmi uusi õhutõrjesüsteeme nende asemele, mis on kaotatud. See muudab Krimmi kaitse piiratud ja haavatavaks. Iga radar, iga süsteem ja iga elektroonilise sõjapidamise seade, mille Ukraina hävitab, viib Ukraina lähemale oma lõppeesmärgile. Kogu poolsaare venestusest vabastamisele. Kui võtta Venemaalt võimalus end kaitsta, nagu ütleb Ingram, avanevad uued võimalused. Ja küll on Ukraina kasutanud neid võimalusi, mille ta endale loonud on. Isoleerimine on järgnenud õhutõrje hävitamisele. Ukraina on ühendanud sõidukite tõkestamise okupeeritud aladel, kus ta purustab kütuse ja varustustautosid, mis veavad kaupu Krimmi okupeeritud alade kaudu, enam kui 70 rünnakuga varilaevastiku laevade vastu Mustal merel ja Aasovi merel ainult juulis. Kõik see lisandub löökidele ladude ja sõjaliste rajatiste vastu Krimmis endas. Logistikavõrk, mis toetab Venemaa kontrolli Krimmi üle, lõigatakse tükkideks, muutes selle peaaegu kasutuks. Sellel strateegial on 2 elementi. Sõjaline külg on ilmselgelt oluline ja me selgitame varsti, kui tähtsaks on muutunud Putini nõrgenev kontroll Krimmi üle. Kuid sellest veelgi olulisem, nagu Ingram märgib, on psühholoogiline aspekt sellest, mis Krimmis toimub. See on Putinile veelgi kahjulikum kui järk-järguline kaotus territooriumist, mis pidi olema strateegiliselt oluline. Ja selle põhjuseks on lihtne seletus. Krimm pidi olema Vene võimu sümbol ja näide müüdist, mille Putin on loonud venelaste ja ukrainlaste kui ühe rahva kohta. Kõik see on kokku varisenud. Ingram viitab 2014 aasta esialgsele agressioonikampaaniale, kui Venemaa annekteeris ebaseaduslikult Krimmi, kui alguspunktile müüdile, mida Putin üritas üles ehitada. Venemaa võttis Krimmi üle peaaegu veretult, märgib Ingram. Ja see oli ülioluline selle Vene psühholoogia jaoks, mida Putin tahtis poolsaare ümber kujundada. Seetõttu on see annekteerimine Venemaa psühholoogia keskmes nende tegevuses Ukraina vastu, ütleb Ingram. Sealt see kõik alguse sai. Sellel on ka psühholoogiline tähtsus Vladimir Putinile ja tema siseringile. Vladimir Putin veetis seal oma viimase mesinädala. Tal on seal väga väärtuslik mereäärne kinnisvara, nagu ka paljudel tema siseringi oligarhidel. Putini jaoks on Krimmi kujutamine alati Venemaa osana väga oluline.
Varsti pärast poolsaare annekteerimist lendas Putin sinna ja korraldas silmapaistva palverännaku paikadesse, mida ta pidas oma müütide laiendamiseks oluliseks. Nõukogude ajast pärit Teise maailmasõja mälestusmärgi juurde asetati pärjad. Putin külastas katedraali, mis on seotud Vene kristlusega, ja ta läks kindlasti Sevastopolisse inspekteerima Musta mere laevastikku, mille Venemaa oli Ukrainalt äsja anastanud. See kõik teenis eesmärki kujundada Venemaast suurriigi kuvandit, mis võtab Ukraina taas oma rüppe. Ja ukrainlased ise tahtsid seda. Annekteerimine toimus praktiliselt veretult. See oli Putini suur võit ja seda on ta kasutanud selleks, et luua müüt, nagu oleksid venelased ja ukrainlased üks rahvas. Putini jaoks võis Krimmi kasutada ühtsuse sümbolina. Nii ütleb Ingram, kelle sõnul jagasid seda nii ukrainlased kui ta venelased, sest Musta mere laevastiku peakorter asus Sevastopolis. Seetõttu oli see ühtsuse sümbol Ukraina ja Venemaa vahel olnud aastaid. Putin kinnitas seda ühtsuse väidet 2021 aasta juulis, vaid mõned kuud enne täiemahulise sissetungi alustamist, esseega pealkirjaga Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest. Oma segases traktaadis väitis Putin, et venelased ja ukrainlased on alati olnud üks rahvas ning et välised jõud on süüdi selles, et nende vahele on tekkinud sein. Jaga ja valitse, nagu Putin ütleb, mis on strateegia, millega ta on väga hästi tuttav. Venelased, ukrainlased ja valgevenelased on kõik muistse Rusi järeltulijad, kuulutas Putin. See olevat tema arvates piisav põhjus, miks Venemaa peaks Krimmi ja lõpuks kogu Ukraina enda kontrolli alla võtma või Putini vaatenurgast neid ühendama. Kogu see taust on oluline selle jaoks, mis praegu Krimmis toimub, sest Ukraina isoleerimisstrateegia on selle müüdi otsene tagasilükkamine, mille Putin lõi. Selleks, et väide ühest rahvast oleks tõsi, peaksid ukrainlased tahtma Venemaaga ühineda ja üheks saada. Nad ei taha seda. Krimmi veretu annekteerimine toitis Putini müüti, aga kogu poolsaart haaranud väga tõeline häving ja valu hävitavad selle narratiivi. Ärge alahinnake Ukraina tegevuse psühholoogilist tähtsust. Ukraina hinnangul on alates 2014 aasta annekteerimisest Krimmi kolinud vähemalt 850 000 venelast. Ja veel paljud teisedki kohtlevad poolsaart kui puhkuse sihtkohta. Kõiki meelitas Putini ühtsuse lubadus, kuid iga Ukraina saadetud droon või rakett lööb auke mitte ainult sõjatehnikasse, vaid ka loosse, mille Putin kokku punus. Ukrainlased ei ole üks rahvas koos venelastega. See sõnum taotaks inimestele selgeks Ukraina operatsiooni teises faasis. Selle müüdi kokkuvarisemine on võtmetähtsusega Putini haarde lõdvendamisel poolsaarel, sest see paljastab valed, mida Putin on rääkinud, et Krimmi üldse enda käes hoida. Kuid peale väidetava ühtsuse on veel üks psühholoogiline aspekt Putini kontrollis Krimmi üle, nimelt võim. Ühtsus ei tähenda Putini jaoks midagi võrreldes jõudemonstratsioonidega. Ja juba üle 10 aasta. Krimm on olnud parim näide Venemaa väidetavast võimest Ukrainat domineerida. Veretu riigipööre ei seisnenud ainult ühtsuses. See oli mõeldud näitamaks maailmale ja Ukraina rahvale, et Venemaad tuleb karta. Ukraina ei hakanud vastu, sest ta kartis seda teha. Ta teadis, et Venemaa tungiks ülejäänud riigist läbi, kui ta seda teeks. See võis nii olla. 2014 aastal, kui Ukraina polnud täiemahuliseks sissetungiks valmis, kuid 2022 aastal ja hiljem Ukraina on selle Venemaa väite võitmatusest ümber lükanud. Iga rakett, mis lendab, või droon, mis tabab Krimmi, näitab nüüd selget vastuolu Putini tugevusväidete ja poolsaare tegelikkuse vahel. Vene folkloor hävitatakse samm-sammult Ukraina isoleerimiskampaania kaudu, koos kõige sellega, mida on Krimmiga tehtud. Ingram toob näiteks Musta mere laevastikuga juhtunu, kuna umbes 30% sellest laevastikust on hävitatud ja ülejäänud on peitu pugenud. Ta toob esile Ukraina rünnakud Kertši sillale, mis on veel üks monument Venemaa väidetavale jõule, sest see ühendab Krimmi Venemaa mandri osaga. Mitte miski sellest ei pidanud kunagi võimalik olema. Venemaa oli liiga tugev, Ukraina oli liiga nõrk. Venemaa soovis kujutada Krimmi annekteerimist kui taasühinemise alguspunkti Ukrainaga, kui tagasipöördumist Venemaa hiilgeaegadesse. See, mida Ukraina on teinud, eriti 2026 aastal, on toonud loosse ootamatu pöörd. Putini kontroll Krimmi üle nõrgeneb just seetõttu, et Ukraina on olnud väga edukas poolsaare õhutõrje hävitamises ning selle isoleerimises Venemaast ja okupeeritud aladest. Aga asi läheb veelgi sügavamale. Peale Putini muinasjuttude oli Krimm ka sõjaline ressurss. Seda koos müüdiga lammutatakse nüüd Ukraina peatamatuse võidu käigus. Enne kui läheme sügavamale, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt väärtuslikku teavet, siis ärge unustage tellida ja märguanded sisse lülitada, et näeksite kõiki meie igapäevaseid videoid. Aastal 2026 on Krimmi tegeliku olukorra ja selle vahel, mida see pidi Venemaa jaoks strateegiliselt tähendama, tohutu erinevus. Krimm on väga suur ala, märgib Ingram. See osutus suhteliselt turvaliseks seal, kus Ukrainal puudus keskmaa võimekus.
suhteliselt turvaline baas logistikaladude, õhuväebaaside ja kõige muu jaoks, et saaks sealt välja lennata ja toetada seda, mis toimus Ida-Ukrainas ning toetada seal olevaid Vene vägesid. Ingram ütleb, et Krimm andis Venemaale sisuliselt peaaegu lennukikandelaadse võimekuse, sest Putin arvas, et Ukraina ei suuda poolsaart tabada. Briti ekspert kordab sõna turvaline. Just seda arvas Putin Krimmi kohta, et see on turvaline baas, kust rünnakuid korraldada ja logistikat Ida-Ukrainasse juhtida. Kõik see on nüüd muutunud. Ja see on tänu Ukraina geniaalsele isoleerimisstrateegiale. Krimmi poolsaare isoleerimisega, ütleb Ingram, takistab Ukraina Venemaal seda tegemast. See on takistanud Venemaal seda kasutada lennuväljana või mitme lennuväljana, logistikabaasidena, juhtimis- ja kontrollibaasidena. Musta mere laevastik on välja tõrjutud ja see kõik on pannud Putini Krimmi pärast väga muretsema, sest ta ei saa poolsaart kasutada sõjalise ülekaalu saavutamiseks, mida ta on Venemaa rahvale lubanud. Putin on olnud sunnitud pealt vaatama, kuidas Ukraina strateegia Krimmi suhtes on osutunud palju laiemaks ja palju tõhusamaks, kui ta oleks kunagi osanud ette kujutada. Kui tegemist oli vaid aeg-ajalt toimuvate rünnakutega Kertši sillale või rünnakutega Mustal merel asuvate sõjaliste objektide vastu, kuid mitte Krimmi enda vastu, siis Putin suutis sellega toime tulla. Eraldiseisvad rünnakud ei tähenda midagi, väidaks ta. Kuid nüüd hõlmab Ukraina strateegia kõike. Krimm on regulaarne sihtmärk, mida rünnatakse tavaliselt mitu korda nädalas. Must meri on peaaegu täielikult Ukraina kontrolli all ning okupeeritud aladelt Krimmi viinud logistilised arterid on kokku varisenud, täpselt nagu ka Putini haare Krimmi üle laguneb. Venemaa on strateegiliselt paljastatud, kuna alahindas taas Ukrainat. Geograafia, mis muutis Krimmi sissetungi alguses Venemaa jaoks nii väärtuslikuks, on nüüdseks muutunud koormaks. See keskmaa võimekus, millest Ingram räägib, ei ole enam probleem. Ukrainal on droonid, mis suudavad jõuda ükskõik millisesse punkti Krimmis. Tal on meredroonid, mis võivad läbida kogu Musta mere pikkuse ja jõuda Aasovi merre. Kaugus ei ole enam tegur. Musta mere laevastik sai sellest varakult aru ja nüüd jõuab see sõnum ka ülejäänud Krimmile. Krimm ei ole turvaline ja see tähendab, et seda ei saa kasutada massiivse sõjaväebaasina, nagu Putin ette kujutas. Ukraina rünnakud kõige vastu, alates sildadest ja raudteeühendustest kuni kolonnide ja kütuselaodeni, on hävitanud Krimmi kui strateegilise vara Putini jaoks. Ukraina kasutab jõudu Krimmi tagasivõtmiseks, kuid teeb seda viisil, mida keegi, eriti Putin, poleks kunagi oodanud. Aastaid, eriti enne Ukraina sõda, oldi ühel meelel, et Krimmi tagasivõtmiseks oleks vaja tohutut amfiibrünnakut, mis võimaldaks Ukrainal poolsaarel oma väed maale tuua. Sellele rünnakule lisanduks pealetung läbi kitsa maismariba, mis ühendab Krimmi Ukrainaga. See lihtsalt ei oleks võimalik. Ukraina kaotaks 10 000 sõdureid, kui mitte rohkem, ja jätaks end mandril haavatavaks. Jõu kasutamine polnud valik ja enamik läänes näis sellega nõustuvat, märgib väljaanne Independent. Kuid jõu kasutamine on muutunud võimaluseks. Lihtsalt mitte selline jõud, nagu keegi ootas. Nagu Ukrainas sageli on olnud, on droonid kõige keskmes. Ja just tänu droonidele ei pea Ukraina isegi sõdureid Krimmi saatma, et Putini haaret lõdvendada. Pidevad droonirünnakud ja nende järelmõjud teevad Ukraina eest russifitseerimistööd. Oleme nüüd näinud parvlaevu, mis veavad ronge Venemaalt üle Kertši väina Krimmi, tuues turiste, aga ka naftat, gaasi, toitu ja kõike muud, mida inimesed eluks vajavad. Ingram juhib tähelepanu sellele, et Ukraina tabab neid korduvalt. See lisandub rünnakutele veoautode pihta okupeeritud piirkonnas. Ukraina kontrollib nüüd kogu sissevoolu Krimmi, alates kütusest kuni veeni ja probleemid on kõigile nähtavad. Ukraina isoleerimisstrateegia on viinud Krimmis kütusekriisini, kuna tanklad jäävad tühjaks ja venelastel puuduvad võimalused neid uuesti täita. Võib väita, et Ukraina teostab poolsaare üle tulekontrolli, mis on saanud võimalikuks tänu sellele keskendumisele õhutõrjesüsteemide hävitamisele, mida me mainisime. Lisaks kütusele on probleemiks ka toit. Reuters teatas 1. augustil, et Vene okupandid Krimmis on nüüd sunnitud seisma järjekorras, et saada sooja toitu, kuna Ukraina korraldab rünnakuid Krimmi energiavõrgu vastu, mis võtab okupantidelt elektri. Terved linnad jäävad ilma elektri ja veeta, teatab New York Times. Mõnel juhul kestavad elektrikatkestused päevi, enne kui Venemaa suudab elektri taastada, ainult selleks, et Ukraina saaks uuesti rünnata. Öine valgustus poolsaarel vähenes juulis 20% võrra. 1,4 miljonit Krimmi sõjaeelsest elanikkonnast on Ukraina põhjustatud elektrikatkestustest mõjutatud. See ongi kogu mõte. Lisaks sümboolsetele ja sõjalistele aspektidele muudab Ukraina Krimmi põrguks maa peal nende inimeste jaoks, kelle Venemaa on poolsaarele ümber asustanud. Need inimesed teavad, et Putin ei suuda neid kaitsta. Nad näevad seda iga päev. Aga see, mis Putinit tõeliselt haavab, ei ole igapäevane okupant, kes seisab järjekorras toidu järele pärast viimasegi kütuse ärakulutamist, et müüjani jõuda, vaid eliit. Nemad näevad, milliseks Krimm on muutunud. Ja see ei ole see, mida Putin neile lubas. Krimm pidi olema puhkuse sihtkoht, paradiis Putini oligarhidele, kuhu Ukraina ei ulatu.
Need oligarhid lähevad nüüd randa ja näevad, et rand on täis miine, okastraati ja tankitõrjevahendeid. See ei ole enam sama. Kõik on muutunud, ütleb Ingram. See ongi see sõnum, mis imbub tagasi Venemaa eliidi ringkondadesse, Putini siseringi. See, mida me siin näeme, on vabanemine narratiivi hävitamise kaudu. Ukrainal ei ole vaja saata sõdureid Krimmi. Selle asemel muudab ta poolsaare Putini ja tema eliidi jaoks elamiskõlbmatuks. Ukraina peab lihtsalt jätkama droonide saatmist, et tabada samu sihtmärke, mida nad on viimased kuud rünnanud. Iga löök teeb kahju. Seda kahju ei saa parandada tänu Ukraina geniaalsele isoleerimisstrateegiale. Ja iga kord, kui droon maandub Krimmis, saab Putin löögi. Kui palju lööke suudab Venemaa juht veel taluda, samas kui kõik see toimub, valmistub Venemaa septembri keskpaigas toimuvateks riigiduuma valimisteks. Need on esimesed sellised valimised pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi ja Venemaa juht seisab silmitsi võimalike halbade tulemustega. Tal endal pole ohtu võimult kukkuda, kuid paljud tema liitlased on ohus. Inimesed, kelle Putin on ametisse pannud oma poliitikat järgima, kandideerivad nüüd valimistel ning Krimmi olukord on võib-olla üks suurimaid mõjutegureid. Putin on nüüd hirmul. Ta muretseb, et see, mis toimub Krimmis, koos Ukraina rünnakutega teiste sümboolsete sihtmärkide vastu, sealhulgas Moskva ja Peterburi vastu, võib viia selleni, et valimistulemused ei lähe tema soovitud suunas. Isegi politseiriigis, kus ta väidetavalt kontrollib kõike. Eliidid, kes arvasid, et seotus Putiniga toob neile võimu, võivad nüüd oma positsioonist ilma jääda. Ja kui see juhtub, saavad nad süüdistada just seda, mis toimub Krimmis. Sosinad Putini läbikukkumisest muutuvad iga päevaga valjemaks nii Kremlis hämarates nurkades kui ka oligarhide ja poliitikute kodudes, kes näevad, et Putin on nõrgem kui kunagi varem. See ongi tegelikult kogu Ukraina tegevuse mõte. Ingram tõi septembrikuu valimised välja põhjusega. Ta tahtis näidata, et Putin on haavatav, et tema võim pole nii puutumatu, kui ta arvas. Selle põhjuseks ongi Ukraina. Putini kontrolli kokkuvarisemine Krimmi üle võib motiveerida tavalisi venelasi valimiskastide juures ja eliiti kulisside taga lõpuks midagi ette võtma juhi suhtes, kes on nii kaugele läinud, et teda pole enam võimalik tagasi tõmmata. Putin ei tõmbu Krimmist tagasi. Ukraina ei tungi sisse. Aga kumbki neist stsenaariumitest ei pea juhtuma selleks, et Ukraina oleks poolsaarel võidukas. Endine Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov selgitas selle kõik juba juunis lahti. Krimmist on saamas saar. Võib väita, et see juba ongi saar. Ja poolsaare tulevikus ootab ees veel rohkem rünnakuid, rohkem valu ja rohkem viha Venemaa presidendi vastu, kes lubas kaitsta, kuid on igal sammul läbi kukkunud. Me näeme Vene võimu lõpu algust Krimmis. Midagi suurt on poolsaarel juba toimumas ja Putini jaoks läheb asi siit ainult hullemaks. Ingram on selgitanud suure osa sellest, mida Ukraina Krimmis teeb ning geniaalse kahefaasilise kampaania järelmõjusid. USA sõda Iraaniga on taas lahvatanud. Mitmeid päevi on juba rünnakuid korraldatud, kuid operatsioon Eepiline raev on teist korda hoopis teistsugune. Asi ei ole enam ainult õhuvõimus. USA on oma õppetunnid õppinud ja teab, et Hormuzi väin on teisel korral eduvõti. Nii et USA on valla päästnud salarelva. Ja see ei ole lihtsalt mingi tavaline relv. See on midagi, mille Ukraina leiutas ja mida USA on õppinud kasutama. Ukraina andis USA-le võtme. Nüüd esimest korda USA ajaloos seda võtit kasutatakse Hormuzi väina tõkke avamiseks ja Iraan ei ole selleks üldse valmis. Mis see võti on? Laseme USA keskväe juhatusel ehk CENTCOMil selgitada. 13. juulil X-is avaldatud artiklis avaldas CENTCOM, et oli eelmisel päeval alustanud rünnakulaineid Iraani vastu. Ja et need rünnakud tabasid mitut asukohta, kõik selge eesmärgiga takistada Iraanil ründamast laevandust Hormuzi väinas. CENTCOMi väed ründasid Iraani sõjalisi õhutõrjesüsteeme, rannikuradareid, raketi- ja droonivõimekust ning väikelaevu, kasutades USA hävituslennukeid, sõjalaevu, ühesuunalisi ründedroone ja ühesuunalisi meredroone. Artiklis avalikustati esimest korda. Just see viimane väide on kõige olulisem. Esimest korda on USA kasutanud kamikaatse meredroone ründeotstarbel vaenlase vastu. Ja sellega on Ameerika just näidanud maailmale, et teda on inspireerinud kõik see, mida Ukraina on suutnud saavutada Venemaa vastu Mustal merel ja Aasovi merel. Ukraina on selle droonitehnoloogia ajastu innovaator ning on loonud eeskuju, kuidas kasutada meredroone suhteliselt väikese veekogu kontrollimiseks. Ukraina salarelva kasutatakse nüüd Iraani vastu. Aga kas see, mis kahju teeb, on tegelikult Ukrainas valmistatud relv? Märke sellest, et see võis olla nii, ilmus umbes kuu aega enne seda, kui USA kasutas esimest korda meredroone. 9. juunil teatas United 24 meedia.
et Ukraina Magura V5 meredroonid tegid oma debüüdi Indo-Vaikse ookeani piirkonnas USA õppuse käigus. Droon avaldas muljet. Operatsioon, milles osales 17 000 sõdurit, suutis Filipiinidel toimunud lahinglaskmisharjutuse käigus uputada sihtmärgiks olnud laeva. See tõestas, et see on just selline, millisena Ukraina on seda alati näidanud. See on seesama droon, mis külvab kaost Venemaa Musta mere laevastikus. Selleni välja, et see laevastik pole Ukrainas tänapäeval sisuliselt enam tegur. Ja Filipiinidel sai USA esimest korda otseselt tunda Ukraina relvajõudu. USA korraldas selle rünnaku isegi Luzoni väinas, mis tundus olevat sihilik samm, et näidata riikidele, kes kontrollivad kitsaid veeteid, näiteks Iraanile, kes hoiab Hormuzi väina enda kontrolli all, et USA suudab kasutada meredroone tõhusalt. See operatsioon tähistas ametlikult Ukraina droonide levikut Mustast merest kaugemale. Ja see võib viia sind oletuseni, et just Magura V5 drooni kasutas USA Iraani ründamiseks 12. juulil. Siiski on need oletused valed. USA võis küll testida Magura V5 drooni ning võib peagi kasutada selle drooni võimsust, millel on 320-kilone kandevõime ja 430 meremiili ulatus Hormuzi väinas. Kuid oma esimesel meredrooni lahingulisel kasutamisel USA võis olla inspireeritud Ukraina Musta mere operatsioonidest, kuid soovis kasutada enda arendatud drooni, et saata Iraanile sõnum. Kasutusele on tulnud uut tüüpi relv. See polnud Magura V5, mida USA kasutas 12. juulil. See oli Corsair. Oma raportis selle kohta, mida CENTCOM Iraanis tegi, Military Times kirjutab, et USA kasutas Corsair, et aidata vähendada Iraani võimet jätkata kaubalaevaliikluse ründamist Hormuzi väinas. Ja on lihtne mõista, miks USA võis eelistada seda meredrooni Ukraina juba tuntud droonile. Corsair on tõeline jõupakett. Texases asuva Saroniku poolt ehitatud Corsair on 24 jalga pikk ja suudab toimetada 1000-kilogrammise lasti enam kui 1000 meremiili kaugusele. Seega suudab see läbida rohkem kui 2 korda suurema vahemaa kui Magura V5 ja toimetada kamikaze rünnakus üle 3 korra suurema plahvatusjõu. Corsair suudab saavutada kiiruseks kuni 35 sõlme, mis teeb selle piisavalt kiireks, et toime tulla Iraani kiirkaatritega, mis on Hormuzi väinas peamine oht. Lõppude lõpuks ei suuda Iraani traditsiooniline merevägi suurt midagi teha. Operatsioon Epic Fury esimese faasi lõpus väitis USA, et on hävitanud üle 160 Iraani mereväe laeva, mis sisuliselt pani Iraani mereväe juba varakult mängust välja. Nüüd moodustavad Iraani strateegia tuumakiirkaatrid ja muud sarnasel väikesed alused. Järgides Ukraina Musta mere strateegiat tahab USA nüüd muuta Corsairi ideaalseks vastumeetmeks. Võite mõelda, miks USA võis lahingu seisukohast valida Corsairi Magura V5 asemel. Jah, Corsair on võimsam ja suudab kaugemale liikuda, kuid Magura V5 on end tõestanud laevatapjana. See võib panna teid arvama, et see oli parem valik, kuid Corsair on kõike muud kui katsetamata. Tegelikult on seda varem kasutanud ka USA, kuigi mitte sellise missiooni jaoks, nagu me just nägime. Corsairi platvormil on kogunenud üle 100 000 meremiili, nii et see droon pole sugugi esimest korda Iraanis merre lastud. Sellel on ka tugev kogemuste pagas teist tüüpi missioonidel ja seda ka hiljuti. Alles. 8. juunil kasutasid USA väed Corsairi, et päästa Omaani rannikul alla kukkunud AH-64 Apache helikopteri meeskond, nagu märgib Task and Purpose. Arvatakse, et see kopter sai tabamuse Iraani droonilt ning Corsair näitas, et see võib pakkuda madala riskiga võimalust Hormuzi väina läbimiseks, et sõdureid päästa. See oli omamoodi USA jaoks esmakordne juhtum. See oli esimene kord, kui Ameerika kasutas meredrooni merel hätta jäänud personali päästmiseks. See, mida CENTCOM tegi Corsairiga 12. juulil, oli hoopis teistsugune. Mida USA siin tegi, oli jälgida, kuidas Ukraina kujundab ümber kaasaegset mereväesõda. Inspireerituna sellistest nagu Magura, mis, tuletame meelde, võib peagi leida tee Hormuzi väina, on USA vallandanud meredroonide jõudemonstratsiooni Iraani vastu. See on selge signaal Teheraani režiimile, et seekord läheb võitlus Hormuzi väina pärast teisiti. Nagu Mustmeri on ka Hormuzi väin suhteliselt väike veekogu selgete juurdepääsupunktidega. Seda on võimalik kontrollida. Siiski on veel küsimusi, millele me pole veel vastanud. Peamine neist on see, mida USA tegelikult Corsairiga tabas. Me teame, et toimus esmakordne rünnak, kuid mida sellega hävitati? Saad kohe vastuse teada, aga kõigepealt tuletan meelde, et sa vaatad sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Ukraina Musta mere kampaania ja selle vahel, mida USA just oma meredrooniga tegi, on oluline erinevus. Ja erinevus seisneb selles,
millist tüüpi sihtmärki rünnati. Ukraina keskendub peamiselt laevade hävitamisele oma meredroonidega, sest ta teab, et Venemaa ei suuda Mustal merel kaotatud sõjalaevu asendada. USA-l ei ole seda luksust Iraani kiirkaatrite puhul, mis on väiksemad, kiiremad ja palju arvukamad kui Venemaa sõjalaevad. Seega otsustasid USA, et selle asemel, et sihtida Corsairiga kiirkaatreid, ründavad nad otse allikat, baasi, kust need kiirkaatrid väljuvad. See, mida USA tegi Corsairidega 12. juulil, oli osa laiemast rünnakute seeriast, kuhu olid kaasatud ka õhudroonid, sõjalaevad ja hävituslennukid, mis ühiselt ründasid 10 Iraani sõjalisi rajatisi. Kuid just Corsairide ülesandeks oli rünnata Bandar Abbasi mereväebaasi. 3 Ameerika meredrooni külastasid seda baasi ning on selge, miks USA valis just selle sihtmärgi oma esimeseks rünnakuks. Bandar Abbasit peetakse üheks Iraani tähtsaimaks mereväebaasiks, sest see on peamine baas nii Iraani mereväele kui ka Islami revolutsiooni kaardiväekorpuse ehk IRGC mereväeüksustele. Viimane vastutab peamiselt kiirete paatide kasutamise eest, millega Iraan Hormuzi väinas laevaliiklust häirib. Bandar Abbast võib pidada Iraani mereväe jaoks mitmekülgseks baasiks, teatab Sandbox. Seal asuvad juhtimis- ja kontrollpunktid. Iraan kasutab seda kiirete paatide ja miiniveeskajate kogunemiskohana, mõlemad on Hormuzis juba palju probleeme põhjustanud. Selles konkreetses baasis asuvad isegi raketid, kuid kõige olulisem põhjus, miks just see baas oli esimene, mida Ameerika korsaarid ründasid, on ilmselt midagi muud. Bandar Abbas asub otse Hormuzi väina käänaku tipus, mis on üsna täpselt veetee keskel. Baas on kõige keskmes. Ükski laev, mis üritab väinast sisse või välja sõita, ei saa Bandar Abbasest mööda. Ja iga laev, mida Iraan ei soovi Hormuzi väinas näha, võib sattuda just sellest baasist välja lastud relvade sihtmärgiks. Nii et USA ründas seda Corsairi meredroonidega. Ja sellega püüdis Ameerika mitte ainult hävitada baasi sisse ehitatud sadamaid, vaid tagas ka selle, et Nõukogude ajastu õhutõrjesüsteemide ja Hiina laevavastaste rakettide oht, mis olid paigaldatud Bandar Abbasesse, muutuks praktiliselt väärtusetuks. Sandbox teatab, et Ameerika konkreetseks sihtmärgiks võisid olla allveelaevade remondi- ja hooldusrajatised Bandar Abbases, mis on mõistetav, arvestades, et see on ainus Iraani mereväe jõu aspekt, mida USA ei saa lihtsalt õhurünnakute ja laevavastaste rakettidega pinnalt hävitada. Siiski pole USA veel midagi kinnitanud peale selle, et rünnak toimus ja kasutati Corsairi meredroone. Nüüd Bandar Abbas pole Ameerika rünnakutele võõras. Seda on varemgi tabatud. Siiski polnud Iraani režiim valmis selleks, mida USA seekord plaanis. See polnudki võimalik. Corsairi polnud varem rünnakuks kasutatud ja kuigi Iraan arvas tõenäoliselt, et USA toob lõpuks Hormuzi lahingusse meredroonid, ei osanud ta selgelt oodata, et neid droone kasutatakse baasi ründamiseks. Kiirpaadid võib olla küll, aga üks Iraani ranniku kõige kindlustatumaid baase ei pidanud rünnaku alla sattuma. Ometi see juhtus. Ja kuigi Iraan ei pruukinud oodata, et Corsair oleks Ameerika Ühendriikide eelistatud relv, teadis ta, et midagi on tulemas. USA president Donald Trump tegi selle väga selgeks enne, kui operatsioon Epic Fury taas käivitati. Pettununa, et läbirääkimised ei edenenud nii kiiresti, kui USA sooviks, ega liikunud selles suunas, kuhu USA neid tahab suunata, Trump ütles 8. juulil, et Ameerika relvarahu kokkulepe Iraaniga on läbi, nimetades riigi juhte hulludeks ja saastaks. See järgnes kõige hullemale löökide vahetusele USA ja Iraani vahel pärast seda, kui mõlemad pooled allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis muuhulgas tagas 60-päevase relvarahu perioodi. Me arvame, et see garantii ei toiminud. USA ei näita mingeid märke, et kavatseks peatuda. 2 päeva pärast seda, kui ta kasutas esimest korda meredrooni relvana, ütles Trump, et Iraani elektrijaamad ja sillad on järgmised sihtmärgid. Samal ajal kui USA kehtestas ka blokaadi Iraani sadamatele Hormuzi väinas. Järgmisel nädalal läheb neil tõeliselt halvaks, kuulutas Trump, ja lisas, et me kavatseme kõik nende elektrijaamad rivist välja lüüa. Me lööme kõik nende sillad rivist välja, kui nad ei tule laua taha läbirääkimisi pidama. Riskides kõlada küüniliselt, võib öelda, et mida rohkem asjad muutuvad, seda enam jäävad need samaks. Tundub, et USA ja Iraan on tagasi täpselt seal, kus nad olid mõned kuud tagasi. Kõik see viib meid ilmselge küsimuseni. Mida see kõik tuleviku jaoks tähendab? Meil on USA, kes teeb esmakordseid samme ning taaselustab õhu- ja mereväelöögid, mis iseloomustasid olukorda Hormuzi väinas suure osa märtsist juunini. See pole ka Trumpi administratsiooni jaoks lühiajaline asi. Donald Trump on väga selgelt öelnud, et sõda Iraaniga on taas päevakorras ja see kestab nii kaua, kui USA-l seda vaja on. Kongressile on ametlikult teatatud, et USA jätkab sõjalist tegevust Iraanis, seda kirja kaudu, mille Donald Trump saatis 10. juulil.
Kongressile teatati, et see tegevus on alanud. See on Ameerika Ühendriikides tekitanud arutelu. Teavitamine ei ole sama, mis kongressi heakskiit. Muidugi ei otsinud Trumpi administratsioon ka esimesel korral heakskiitu. Kui arutelu jätkub, huvitavad meid rohkem Ameerika meredrooni esmakordse rünnakus kasutamise sõjalised tagajärjed. Need tagajärjed on tohutud, sest see üksikjuhtum võib tähendada täielikku muutust selles, kuidas USA arendab ja hangib relvi. Saronic on suurepärane näide muutustest, mis praegu Ameerika kaitsetööstuses toimuvad. Jällegi on inspiratsiooniks Ukraina. USA ootab oma kaitsetöövõtjatelt tegeliku sõjalise võimekuse pakkumist. Selle asemel, et kulutada loendamatuid miljoneid dollareid platvormidele ja relvadele, mis on sama palju jõu näitamiseks kui selle tegelikuks kasutamiseks. Corsair on üks selle kaitsehanke dünaamika muutuse tulemusi. See meredroon maksab USA'le vähem kui $1 miljon, mis teeb selle odavamaks kui ükski rakett, mida Ameerika Iraani vastu kasutab. Ja see on võimeline täitma nii pääste kui ka rünnakumissioone. See, mida me siin näeme, on nihe kulutõhususe ja lahinguvõimekuse ühendamise suunas, mis lühidalt kokkuvõttes kirjeldab Ukraina lähenemist relvade arendamisele, mida ta kasutab Venemaa vastu. See nihe jätkub. Iraanis näeme tõenäoliselt mitme uue relvadebüüti, kuigi need täiendavad pigem seda, mida USA juba kasutab, kui asendavad seda. Siiski viib see nihe tõenäoliselt selleni, et USA hakkab arendama palju rohkem igat tüüpi droone. Jällegi on see tänu Ukrainale. Ukraina on näidanud, et droone saab kasutada praktiliselt igaks ettekujutatavaks ülesandeks kaasaegses sõjapidamises, jättes USA ebatõenäolisse olukorda, kus tuleb selles valdkonnas teistele järele jõuda. Kui pöörduda tagasi taaselustunud konflikti juurde Iraanis, on ilmne, et Hormuzi väin saab olema nii USA kui ka Iraani jaoks keskpunktiks. Kuidas see saakski teisiti olla? Just selles veetees valitsenud kaos määras aasta alguses toimunud operatsiooni eepiline raev, kuna Iraani edukas blokaad põhjustas naftahindade taevasse tõusmise ja pingete plahvatusliku kasvu kogu maailmas. Kuna sõda piiras laheäärsete riikide võimet naftat müüa ja jättis paljud lääneriigid ärevalt muretsema konflikti pärast, mis nende arvates ei oleks pidanud üldse juhtuma. Naftahinnad on juba taas tõusma hakanud, teatab CNBC. Pole juhus, et esimene Corsairi rünnak toimus just Hormuzi väinas. Lõppkokkuvõttes võidab USA ja Iraani vahelise sõja see, kes kontrollib seda veeteed. Mõlemad pooled teavad seda. Trump on juba kuulutanud välja blokaadi ning nõudnud laevadelt 20% tollimaksu, kuid see nõue võeti kiiresti tagasi. Iraan ütleb, et kavatseb peatada kõik Lähis-Ida naftaekspordid läbi väina. Iraan on samuti alustanud rünnakuid, rünnates USA sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis ning Araabia Ühendemiraatide lipu all sõitvaid naftatankereid Hormuzi väinas, vastuseks Ameerika rünnakutele. See hakkab tunduma, nagu oleks jälle 2026. aasta kevad. USA jaoks on nüüd erinevus selles, et neil on Hormuzi väinas uus relv kasutusel. Kui palju see relv olukorda muudab, jääb veel näha. Corsair on selgelt tõhus, kuid tundub ebatõenäoline, et seda kasutatakse kiirete paatide jälitamiseks. Financial Times hindab, et Iraanil on neid kuskil 500 kuni 1000. Selliste paatide vastu minna ligi $1 miljon maksvate meredroonide laevastikuga on ebaefektiivne ja võib-olla pole see lihtsalt arvuliselt teostatav. Selle asemel võib USA kasutada Corsairi, nii nagu me juba näinud oleme, vajadusel päästeoperatsioonideks ning rünnakuteks sadamate ja rannikubaaside vastu, mida Iraan kasutab Hormuzi väina kontrollimiseks. Loogika on mõistlik. Iraani kiirkaatrite peatamine juba lähtekohas vähendab nende mõju laevaliiklusele. Annab USA'le rohkem aega saavutada Iraanis soovitut, enne kui rahvusvahelise kogukonna surve taas peale hakkab, nagu varem. On ka võimalus, et Corsairi võiks kasutada kaubalaevade saatmiseks Hormuzi väinas. USA Mereväe Instituut teatas juunis, et esindajatekoja relvajõudude komitee on soovitanud seda kui ühte võimalust Ameerika meredroonide kasutamiseks, öeldes. Komitee usub, et mehitatud armee veesõidukeid võivad abistada spetsiaalsed mehitamata pinnalaevad ehk USV-d, pakkudes paremat jõukaitset ja varajast hoiatust, tuvastamis- ja kaitsevõimeid ning samal ajal vähendades personali riski. Üks asi, mis on täiesti selge, on see, et Corsair ja võib-olla ka teised meredroonid on kaasatud operatsiooni Epic Fury teise vooru. USA on Ukrainast õppinud ja teab, kui mitmekülgsed need droonid võivad olla. Ja kuigi Ameerika ei pruugi suuta kasutada sama strateegiat, mida Ukraina kasutas Venemaa vastu Mustal merel, kuna Iraanil on palju kiireid paate, on Ameerika just näidanud meile, kui ohtlikud tema Corsairi droonid võivad olla. Meie arvates näeme väga lähitulevikus rohkem Ameerika meredroonide rannikurünnakuid. Kuid lisaks sellele on võimalusi palju ning see, mida USA järgmisena teeb, sõltub tõenäoliselt Iraani reaktsioonist Hormuzi väinas.
Võime samuti näha, et USA toob Iraani sõtta midagi palju kallimat. Sõnum on saadetud Victoriast Quebeci. Kanada teeb suure muudatuse. Kanadat on sageli vaadatud, ebaõiglaselt või mitte, sõjaliseks mahajääjaks ja sõltuskaitseks USA-st, et säilitada omamoodi kummalist patsifismi. Kanada valmistub nüüd sõjaks, mida kõik kardavad. Eelarvepiiranguid ei saa enam olla. Kanada peab taas relvastuma, end üles ehitama ja veenduma, et on valmis võitluseks Venemaa ohu vastu, mis ähvardab NATOt üha otsesemalt. Kanadas on saabunud uus sõjaline koidik ja see saadab signaale, et ollakse valmis võitlema. 6. juulil esines Kanada peaminister Mark Carney enne NATO tippkohtumist, kus ta kohtus 10 teiste NATO liikmesriikide juhtidega, et arutada, mida peaks allianss ette võtma keerulise geopoliitilise olukorra suhtes, mille on tekitanud Putini lakkamatu agressioon. Carney andis selge sõnumi. Ohtlikumas ja lõhestunumas maailmas peab Kanada tegema rohkem, et kaitsta end, kindlustada oma suveräänsust ja toetada oma liitlasi. Kanada peaminister teatas seda, lisades, et on läbi need aastakümned kestnud välispoliitilised otsused, mille kohaselt kujundati Kanada sõjaväge eeldusel, et seda toetab alati selle kõige võimsam partner. Eeldused, mis kujundasid aastakümneid Kanada kaitse- ja välispoliitikat, on pea peale pööratud. Ajalugu on tagasi täie jõuga. Viimane lause on hirmuäratavalt tõsi. Vladimir Putin on oma sissetungiga Ukrainasse toonud külma sõja õudused pärast 3 aastakümmet taas fookusesse. Ja nüüd kardetakse, et ta laiendab peagi oma agressiooni sõjaks, mis haarab kogu Euroopa ja võib-olla ka ülejäänud maailma. Siin näeme täielikku kannapööret Kanada poliitikas, mille kuulutab välja Carney. Aastakümneid on Kanadat peetud üheks NATO nõrgimaks lüliks, teatab Wall Street Journal. Väljaandel on selles osas õigus. Riigil on pikk ajalugu, kus ta pole isegi ligilähedaselt täitnud NATO kaitsekulutuste eesmärki, milleks on 2% liikmesriigi sisemajanduse kogutoodangust ehk SKT-st. Veel 2025 aastal kulutas Kanada kaitsele vaid 1,37% oma SKT-st ning on regulaarselt jäänud alla NATO seatud eesmärgi alates selle kehtestamisest 2006. aastal. See on muutunud 2026 aastal ning uurime, kui kiiresti see juhtus. Kuid Carney avaldus on palju enamat kui lihtsalt tühjad sõnad riigilt, millel on alati olnud potentsiaal saada suureks sõjaliseks jõuks. See on kavatsuse avaldus. See on signaal igale potentsiaalsele vaenlasele, kes kuulab, et Kanada teeb lõpu ajale, mil ta lihtsalt lasi liuku ja lootis pelgalt oma positsioonile NATOs ja valmistub arenema iseseisvaks võimsaks sõjaliseks jõuks, mis on valmis igaks sõjaks, mis võib tulla. Selles ärgu olgu mingit kahtlust. Carney tahab, et Putin teaks, et Kanada ärkab üles. Ta annab märku uuest lähenemisest, mida AFCEA International kirjeldab 3 faasiga. Ülesehitamine, relvastumine ja sõltuvuse vähendamine. Samal ajal, kui teatatakse, et Kanada valmistub pühendama $81 miljardit oma armee moderniseerimiseks algatuse kaudu, mille nimeks on kaitsetööstuse strateegia, Carney on öelnud, et senine reeglitel põhinev kord on hääbumas ja Kanada peab olema valmis kõigeks, mis järgneb. Selle tagamiseks on Kanada loonud kaitseinvesteeringute agentuuri ehk DIA, et jälgida oma uut strateegiat ja see agentuur keskendub 5 sambale, mis toovad Kanada taas esile kui NATO võtmeriigi. Need sambad kuuluvad 3 faasi alla, mida AFCEA mainib. Ja need on Kanada suhete uuendamine tööstuspartneritega, kodumaise relvatootmise prioriseerimine, investeeringud sõjalisse innovatsiooni, koostöö kodumaiste partneritega ja tarneahelate kindlustamine, et kõrvaldada kitsaskohad, mis võivad mõjutada Kanada võimet end kaitsta. Need on põhitõed, kuid asi läheb palju sügavamale kui see. Alustame ülesehitamise aspektist. Et saada selliseks sõjaliseks jõuks nagu vaja, et olla võimeline konkureerima Venemaa või mõne muu vaenlasega, peab Kanada oma sõjaväge tugevdama. See algab värbamisest ja just selles valdkonnas on Kanada hakanud silma paistma. Politico sõnul toimub Kanadas suur muutus, kuna riigi rahvas võtab omaks Carney üleskutse tugevama sõjaväe järele. See muutus on toonud kaasa üha rohkem kanadalasi, eriti nooremast põlvkonnast, kes astuvad Kanada armeesse. Möödunud aasta kuni 2026 aasta suveni on registreerumiste arv kasvanud 13%. Seda on osaliselt soodustanud asjaolu, et Kanada pakub oma sõduritele 20% palgatõusu ning lubab paremaid sotsiaalteenuseid ja sõjaväeelamuid neile, kes liituvad. Kanadal ei olnud varem tingimata nõrk sõjavägi. Global Firepower asetab riigi igal aastal hinnatava 145 riigi seas 28. kohale, kuid umbes 40 miljoni elanikuga riigi jaoks 63 500 meheline tegevteenistuses olev armee oli alati veidi valus teema. See pole lihtsalt piisavalt suur armee tööjõu mõttes, eriti võrreldes USA-ga, ja kanadalased saavad sellest kiiresti aru.
Politico teatel usub nüüd 63% kanadalastest, et riik peab oma kaitsele kulutama rohkem, kui ta praegu kulutab, eriti pärast pingete tõusu USA-ga, millest me varsti räägime. BBC lisab, et Kanada sõjaväest lahkuvate teenistujate arv on samuti vähenemas, mis käib käsikäes suurema värbamismääraga. Kõik see on ülioluline Kanada ümberkujundamise ülesehitamise etapi jaoks. Sõjaväe tugevdamiseks peab kõigepealt olema rahva tahe. Kanadal näib see olemas olevat, mis annab talle tugeva aluse, millele ehitada. Ja ehitamine ongi see, millega Kanada tegeleb. Kanada on koostanud 58-leheküljelise strateegiadokumendi, et kirjeldada oma tulevasi kulutuskohustusi praegusest ajast kuni 2035 aastani. Nende kohustuste hulka kuulub $180 miljardit, mis on pühendatud hangetele, ja $290 miljardit, mis suunatakse riigi kaitseinfrastruktuuri. Teisisõnu, see tähendab relvade ja kaitsesüsteemide otsest ehitamist, mida Kanada vajab, kui ta tahab omada mingitki võimalust tulevases sõjas. Lisaks sellele teatab Euromaidan Press, et Kanada käivitab uusi meetmeid, mis võimaldavad tal võidelda hübriidsõja ohuga, mida kujutavad endast sellised riigid nagu Venemaa. Kanada lahkuva suursaadiku Ukrainas, Natalia Smotsi sõnul, on Kanada koos oma partneritega loonud 2 programmi, et võidelda hübriidohuga. Esimene neist on Akadeemia, mis annab Kanadale analüütikute järelkasvu ja tagab teabevahetuse riigi ning tema kaitsepartnerite vahel. Teine on fond, mida kasutatakse hübriidrünnakute ohvrite toetamiseks. Eriti organisatsioonid ja üksikisikud, kellel ei pruugi olla võimekust vastu seista sellistele hübriidsõja taktikatele, mida Venemaa kasutab, näiteks häkkimine. Jällegi, see kõik on vundamenti rajav töö, mis on ülioluline ülesehitamise jaoks. Kuid lisaks ülesehitamisele peab Kanada tegema seda olulist, mida kõik sõjaväed peavad tegema, kui nad tahavad olla austatud nende jõudude poolt, kes neid ähvardada soovivad. Taasrelvastuma. Rohkem isikkoosseisu ja uued programmid on küll head, kuid need ei tähenda palju suurema Vene sõjaväe vastu. See, mis köidab Putini ja iga teise Kanada vaenlase tähelepanu, on relvad. Ja neid peab olema palju. Aga enne kui sukeldume Kanada uue kaitselähenemise relvastumise aspekti, tuletan meelde, et te vaatate sõjandussaadet. Me teeme videoid, mis uurivad, kuidas võim liigub ja kuidas muutuvad geopoliitilised dünaamikad, mis mõjutavad meid kõiki. Kui oled siin uus, vajuta tellimisnuppu ja pane märguanne tööle, et näha rohkem meie igapäevaseid videoid. Räägime kulutustest. Me mainisime, kuidas Kanada on aastaid NATO teiste liikmete kulutustest maha jäänud ja kuidas 2026 aasta on esimene kord üle pika aja, kui riik saavutab NATO kulutuse eesmärgi. Rohkem on tulemas. Wall Street Journal kirjutab, et Kanada 2025 aasta kaitse-eelarve lubab kuni 2030 aastani $60 miljardit lisakulutusi, et tugevdada riigi relvajõude. Kanada on samuti nõustunud saavutama NATO uue eesmärgi kulutada 5% SKP-st aastaks 2035. See saavutatakse kulutades 3,5% SKP-st kaitsele ja veel 1,5% kriitilistele kaitse- ja julgeolekuga seotud investeeringutele. Nagu varem mainitud, hübriidsõjavastased programmid. On neid, kes kritiseerivad Kanada valitsuse kaitsekulutuste plaanide väidetavat läbipaistmatust, kuigi Kanada rahandusminister François-Philippe Champagner on öelnud, et rohkem üksikasju avaldatakse, kui Kanada edasi liigub. Meil pole põhjust Champagner sõnades kahelda. Samuti on neil palju viiteid selle kohta, kuhu Kanada kavatseb suure osa oma rahast kulutada plaani taasrelvastamise osas. Esiteks soovib Kanada end tihedalt siduda Euroopa kaitseplaanidega. 2025 aasta detsembris suutis Kanada lõpuks sõlmida lõpliku kokkuleppe, et liituda Euroopa Liidu julgeolekualgatuses SAFE. Seda $171 miljardi suurust programmi kirjeldab Politico kui relvaostude laenuskeemi ja see annab Kanadale juurdepääsu ühiselt rahastatavatele projektidele ning võimaldab Kanada ettevõtetel SAFE programmi raames tööde peale kandideerida. Teisisõnu toetab see programm mitmeid Kanada uue kaitseplaani tugisambaid, sealhulgas suhete tugevdamist olemasolevate partneritega ja Kanada kodumaise kaitsetööstuse arendamist. Aga see on alles algus. Mis puudutab uute relvade otsest ostmist, siis viimasel ajal on Kanada olnud üsna kulutamislaine peal. Seni suurim uudis tuli 6. juulil. Just siis tuli uudis, et Kanada on nõustunud ostma Saksamaalt 12 allveelaeva, mida BBC nimetab omataoliste seas suurimaks tehinguks ajaloos. See tehing aitab Kanadal lahendada olulise mereväe probleemi. Nimelt on ainult 1/4 olemasolevast allveelaevast tegelikult merekõlbulik. Ja see aitab kaasa ka sellele üliolulisele sambale, et Kanada suurendab omaenda kaitsetööstuse tootmisvõimekust. Kokku lepitud, kuid veel ametlikult vormistamata tehingu raames on Kanada valinud allveelaevade tarnijaks TKMS-i. See ettevõte on spetsialiseerunud mitte tuuma-allveelaevade ehitamisele. Seega Kanada ei investeeri absoluutsetesse tippklassi allveelaevadesse. Aga see ei ole oluline. Oluline on see, et Kanada üldse investeerib pärast aastaid, mil merevägi pidi hakkama saama ebapiisavate allveelaevadega. Kui need 12 allveelaeva valmis saavad, võimaldab see Kanadal igal ajahetkel kasutada 3 allveelaeva. See jätab ruumi teiste allveelaevade hoolduseks ja korrashoiuks.
ja allveelaevadel on võimekus tegutseda jää all. Riigi jaoks, mis ootab konflikti Venemaaga Arktika piirkonnas, on see ülioluline. Leping on alles algstaadiumis ja me ei tea veel, kui palju Kanada kavatseb kulutada või millal ta allveelaevad kätte saab. Kuid 12 allveelaeva ei tule odavalt ning kulutuste jätkudes on ka teisi tehinguid, mis näitavad, kuidas Kanada oma sõjaväge aktiivselt taasrelvastab. Wall Street Journal kirjutab, et juunis sõlmis Kanada Austraaliaga $1,76 miljardi suuruse lepingu, et osta üle horisondi töötav radar, millest saab tõenäoliselt võtmeelement riigi Arktika piirkonna huvide kaitsmise plaanides. On ka vihjeid, et Kanada võib kaaluda Gripeni hävituslennukite ostmist Rootsist, pärast seda, kui Rootsi kuninglik perekond külastas Kanadat. See kuulujutt tekkis pärast seda, kui Kanada pani 2025 aastal poliitiliste pingete tõttu pausile lepingu 28 F-35 hävitaja ostmiseks USA-st, millest oleme rääkinud. Aga see pole veel kõik. Märtsis teatati, et Kanada on sõlminud Boltiga $307 miljoni suuruse lepingu 30 000 uue vintpüssi ostmiseks. Kõik need valmistatakse Kanadas. Selle lepinguga on võimalus osta veel 35 000 vintpüssi ning sellega asendab Kanada vintpüssid, mida on kasutatud juba 35 aastat. Vana välja ja uus sisse ning kõigele lisaks aitab see taas tõsta Kanada kodumaist tootmist. Kõige selle juures, hoolimata pingetest USA-ga, Kanada kinnitas juunis, et ostab 26 HIMARS raketiheitjat $2,6 miljardi suuruse tehinguga, mis hõlmab ka laskemoona, väljaõpet ja tuge ja varuosi. Siin näeme, et Kanada viib oma investeerimisplaanid ellu ja see on alles algus. 2026 aastal hakkab Kanada lõpuks täitma oma NATO kohustusi ning kulutused ainult suurenevad. Uued allveelaevad, hävituslennukid, automaadid, radarid ja raketiheitjad tugevdavad ja moderniseerivad sõjaväge, mis on liiga kaua paigal seisnud. Järgmiste kuude ja aastate jooksul ootame kuulda palju rohkem sellest, kuidas Kanada kulutab miljardeid dollareid uutele relvadele. Sellega jõuame Kanada 3 R-i viimase juurde – sõltuvus. Täpsemalt, see puudutab midagi, mida oleme juba mitu korda maininud. Kanada püüab oma kaitset USA-st nii palju kui võimalik lahutada, et seista omal jalal. See ei tähenda, et USA ja Kanada suhted täielikult katkeksid. Kanada ei ostaks HIMARS-i raketiheitjaid, kui see nii oleks, kuid keegi ei saa seda eitada. Diplomaatiline olukord kahe Põhja-Ameerika riigi vahel on olnud üsna heitlik sellest ajast, kui USA president Donald Trump ametisse astus. Ja see raputus on näidanud Kanadale, et ta ei saa alati eeldada, et USA on valmis ja tahab vajadusel oma põhjanaabrit kaitsta. Suhe, mis kunagi tundus kaljukindel, osutus palju hapramaks, kui keegi oleks osanud arvata, vaid mõni päev pärast Trumpi presidendiks saamist. Trumpi administratsioon kehtestas Kanadale tariifid 2025 aasta veebruaris, väites, et Kanada peab rohkem pingutama ebaseadusliku immigratsiooni ja fentanüüli piiriületuse tõkestamiseks. Järgmistel kuudel hakkas Trump rääkima Kanada annekteerimisest. Naali või mitte, Trumpi avaldused tekitasid paljudes inimestes muret. Carney on rääkinud geopoliitilisest lõhest ja isegi suurenenud kulutustega on Kanada saanud kriitikat Pentagoni poolt. Mais esitas Elbridge Colby, kes on Pentagoni kaitsepoliitika asekantsler, Kanadale terava süüdistuse, väites, et riik pole oma kaitsekohustuste täitmisel usaldusväärset edasiminekut näidanud. Lähtudes kõigest, millest me selles videos rääkinud oleme, on see ilmselgelt vale ja see ei aita ka suhetele kaasa. USA on samuti teatanud, et peatab oma osaluse alalises ühises kaitsenõukogus, et hinnata uuesti, kuidas see foorum aitab kaasa Põhja-Ameerika ühisele kaitsele. Tundub, et sõna alaline oli seal vaid soovituslik. See mandri julgeolekunõuandekogu on eksisteerinud alates 1940 aastast. Ning USA osaluse peatamine, kuigi mitte lahkumine, on veel üks signaal, mida Kanada on väga tõsiselt võtnud. Kanada ei valmistu ainult sõjaks. Ta valmistub võimalikuks tulevikuks, kus pikaajaline partnerlus USA-ga ei pruugi olla piisav, kui Kanadat peaks kunagi rünnatama. Nii et kogu selle juures näeme, kuidas Kanada saadab välja omaenda signaale. Vaatamata kriitikale investeerib Kanada. Tema sõjavägi muutub iga kuuga tugevamaks, kuna Kanada valmistub sõjaks, mida ta loodab kunagi ei tulevat, kuid milleks peab valmis olema. Aga kellega see sõda võiks olla? Kas me peame seda küsimust üldse küsima? Kanadas on arutelu liikumas küsimuselt, kas sõda Venemaaga võib alata, küsimusele, millal see algab. Olgu selge, Putin ei kavatse tõenäoliselt saata sõdureid Kanadasse tungima, vähemalt mitte veel pikka aega. Ükskõik milline sõda Ukrainast väljaspool tulemas on, peetakse seda esialgu vähemalt Euroopas. Aga Kanada on NATO liige, täpselt nagu paljud Euroopa riigid, mis on Putini sihikule võetud. Tõenäoliselt, kui Putin tungib sisse näiteks Poolasse või käitub agressiivselt Balti või Põhjamaade territooriumil, kutsutakse Kanadat üles oma toetust andma. Lisaks on veel Arktika tegur, mida me varem mainisime. Kui põhjapoolsed mereteed hakkavad avanema, Venemaa ja Kanada tahavad mõlemad oma nõudeid esitada.
see tekitab pingeid ning Kanada peab olema valmis enda eest seisma, et Venemaa ei saaks riigist lihtsalt üle sõita. Samuti tasub märkida, et Kanada on saatnud umbes 2000 sõdurit operatsiooni Reassurance raames Lätti ning igat rünnakut nende sõdurite vastu käsitletakse rünnakuna Kanada enda vastu. Venemaa on viimastel nädalatel olnud häälekas Kanada hukkamõistmisel, mis ainult suurendab geopoliitilist pinget, mis teeb Carneyle ja tema kaaslastele muret. 10. juunil nimetas Venemaa Kanadat sõjardiks ja ähvardas asjakohase vastusega pärast seda, kui Kanada sõlmis Ukrainaga droonide tootmise lepingu. Sellised Venemaa ähvardused on tavalised, iga kord, kui mõni riik teeb midagi, mis Putinile ei meeldi. Aga asjaolu, et Putin on valmis Kanadat nii otseselt ähvardama, näitab, et Venemaa juht ei muretse USA vastuse pärast, mis tavaliselt oleks järgnenud sellisele hirmutamiskatsele. On avalikuks tulnud selle riigi tõeline olemus, mis pole sugugi rahuarmastav, vaid hoopis sõjahimuline, püüdes iga hinna eest seda verist konflikti veelgi õhutada. Me jätame endale õiguse anda sellele sobiv vastus, teatas Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova pärast kokkuleppe sõlmimist. Lühidalt öeldes on Kanadal õigus valmistuda võitluseks. Venemaa näib olevat otsustanud selle algatada. Tulles tagasi NATO teema juurde, peab ka Kanada olema valmis oma jõudu näitama, kui Putin peaks tungima mõnele NATO liikmesriigile Euroopas kallale. Venemaa on juuni lõpus ja juuli alguses provotseerinud Balti ja Põhjamaid ning Poolat. Poola on isegi saanud USA-lt hoiatuse, et Venemaa plaanib lähinädalatel midagi suurt, alates droonirünnakust kuni maismaa sissetungini. Mõned NATO sees, sealhulgas Saksamaa armeeülem Christian Freudenthaler, usuvad samuti, et Venemaa on valmis ründama NATO liikmesriiki alles kümnendi lõpuks, mitte varem. Kui see juhtub, käivitatakse artikkel 5 ja Kanada on sunnitud rünnatud riigile appi tulema. Varem ei oleks Kanada olnud selleks valmis, kuid see on muutumas. Kanada valmistub nüüd täitma oma rolli sõjas, mille tulekut kõik kardavad. Ja need ettevalmistused on alles alanud. 21. sajandi sõdu ei peeta ainult füüsilistel rindel ja lahinguväljadel. Neid peetakse ka küberruumis. Eliithäkkerite ja küberründeüksuste pühendunud armeed viivad läbi mitmesuguseid ründe- ja kaitseoperatsioone, alates luuramisest kuni taristu häirimise ja infosõjani oma vaenlaste vastu. Paljud maailma suurriigid tegelevad nende tegevustega, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Hiina, Iisrael ja Ühendkuningriik. Kuid enamik neist riikidest on kehtestanud ranged piirangud ja reeglid selle kohta, kuidas nad värbavad, koolitavad ja kasutavad oma häkkertalente. Venemaa aga ei järgi selliseid reegleid ega moraalikoodekseid. Selle föderaalne julgeolekuteenistus FSB värbab aktiivselt kõige hullemaid, kaasates oma ridadesse kriminaalseid häkkereid selle asemel, et nad vangi saata. Petturid, kaardipetturid, pahavara arendajad, lunavaraga tegelejad, häkkimisrühmad, kes leiavad ettevõtete võrkudes turvaauke, et murda nende kaitse ja varastada ebaseaduslikult ärisaladusi ning tundlikku teavet. Need on need inimesed, keda Vladimir Putin kirjeldas kui kunstnikke 2017. aasta Venemaa iga-aastasel Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil, öeldes, nad on nagu kunstnikud. Kui neil on hea tuju, tõusevad nad hommikul üles ja hakkavad oma pilte maalima. Häkkijad on samasugused. Nad ärkavad hommikul, loevad rahvusvaheliste sündmuste kohta ja kui neil on patriootlik meelestatus, siis nad püüavad anda oma panuse nii, nagu nemad õigeks peavad võitlusesse nende vastu, kes räägivad Venemaa kohta halbu asju. Huvitaval kombel väitis Putin selles samas kõnes ka, et Venemaa ei tegele riiklikul tasandil häkkimisega ja ei kavatsegi seda teha. Vastupidi, me püüame sellega riigisiseselt võidelda. Kuid, nagu paljud asjad, mis tulevad Putini suust, oli see muidugi räige vale. Isegi kui Kreml teeb kõik endast oleneva, et oma ebaseaduslikke tegusid varjata, on olemas sõna otseses mõttes hulgaliselt tõendeid selle kinnitamiseks. See ei tegele ainult riiklikult toetatud häkkimisega, vaid tal pole mingit kõhklust palgata häkkereid, kellel on tõestatud kogemus ebaseaduslike ja täiesti ebamoraalsete tegevuste osas. Enamik riike ei vii oma kübersõjaoperatsioone sellisel viisil läbi. Näiteks Ameerika Ühendriikides saavad küberturbeeksperdid kandideerida valitsuse häkkerite ametikohtadele sellistes asutustes nagu Küberturbe ja taristu turvalisuse agentuur või Sisejulgeolekuministeerium. Kandideerimisprotsess on keeruline, hõlmates põhjalikke taustakontrolle ja keerulisi eksameid, et eristada parimad ülejäänutest. Hiinas eelistab valitsus samal ajal sageli kasutada otseotsingut, et leida kõige andekamad isikud riigi juhtivatest IT-ettevõtetest. Isegi riikides, mida võib pidada mõnevõrra vähem ausateks ja korruptiivsemateks, nagu Iraan ja Põhja-Korea, on olemas selged protseduurid.
näiteks võib sõjavägi mängida rolli andekate IT-ekspertide värbamisel ja koolitamisel. Või pakutakse noortele geeniustele kohti eliitsetes teadus- ja tehnoloogiakoolides ning pannakse nad intensiivsetele arvutiprogrammeerimise kursustele. Meetodid on erinevad, kuid vähemalt mingid reeglid on alati olemas. Venemaal aga näib, et on ainult üks reegel, mis tõesti loeb. Ära tee midagi riigi vastu. Kui häkkerid järgivad seda reeglit ja keskenduvad oma tegevuses teiste riikide sihtmärkidele, mitte Vene pankadele, ettevõtetele või Kremlile endale, siis lubatakse neil sisuliselt teha, mida iganes nad tahavad ja nad pääsevad sellest puhtalt. Mõned saavad isegi FSB ametikohti ja soodustusi preemiaks. See on enam-vähem nii olnud juba aastakümneid, ulatudes tagasi interneti algusaegadesse. Näiteks 1990-ndatel oli Venemaal juba üsna lai häkkerite kogukond ning paljusid Vene häkkereid oleks võinud kirjeldada kui mässajaid või vabasid vaime. Paljud olid võimuvastased, sarnaselt häkkeritele teistes riikides üle maailma ning innukad kasutama oma ainulaadseid oskusi teabevaba liikumise edendamiseks. Siis aga toimus suur ajalooline sündmus, mis muutis Vene häkkimise maastiku igaveseks. Selleks sündmuseks oli teine Tšetšeenia sõda. 1999 aasta augustis korraldasid islamistlikud mudžahiidivõitlejad Tšetšeeniast relvastatud sissetunge Venemaa Dagestani vabariiki, et toetada piirkonna separatistlikke mässulisi. Nad lootsid moodustada ühendatud Dagestani ja Tšetšeenia, mis tegutseks islami valitsuse all ning ajaks kõik venelased piirkonnast välja. Vene valitsus sekkus ja toimus lühike lahing, kus Vene sõjaväe ülekaal osutus mässulistele ja separatistidele liiga suureks. Konflikt oleks võinud sellega lõppeda, kuid 1999 aasta septembris toimus 4. Vene linnas rida kortermajade pommiplahvatusi, milles hukkus sadu tsiviilisikuid. Hoolimata mõningatest vastuoludest ja saladustest nende sündmuste ümber ning selgete tõendite puudumisest, mis seoksid plahvatused Tšetšeenia mässulistega, toonane Venemaa peaminister Vladimir Putin ise kasutas neid juhtumeid ettekäändena, et alustada täiemahulist sissetungi Tšetšeeniasse ja võtta piirkonna üle täielik kontroll. Nii algas verine lahing, mis kestis peaaegu 10 aastat, põhjustades kümneid tuhandeid ohvreid ning lõppes sellega, et Venemaa kehtestas Tšetšeenias kontrolli ja seadis sinna ametisse oma valitsuse. Loomulikult, kui Vene telekanalid näitasid korteriplahvatuste tagajärgi ja üleriigilise ajalehe pealkiri pani need julmused Tšetšeeni mässuliste süüks, oli suur osa Vene elanikkonnast nördinud ja toetas täielikult Kremli sõjalisi samme. Mõned läksid oma toetusega veelgi kaugemale. Näiteks grupp häkkereid, kes nimetasid end Siberi võrgubrigadiks, otsustasid alustada omaenda küberründekampaaniat Tšetšeeni jõudude vastu. Tomskist pärit Polüüttehnikumi üliõpilase Dmitri Aleksandrovi poolt asutatud 7-liikmeline meeskond kasutas üsna algelisi häkkimistehnikaid, et tekitada kaost Tšetšeeni veebilehtedel. Nad kasutasid peamiselt hajutatud teenuse tõkestusründeid ehk DDoS-ründeid, mis seisnesid selles, et konkreetsele veebilehele saadeti tohutun hulgal päringuid, et selle serverid üle koormata ja leht töö lõpetaks. Nad viisid läbi ka veebilehtede rikkumisi ehk defacement-ründeid, mille käigus saadi teatud veebilehtedele administraatori õigused ja muudeti nende välimust või sisu. Vene meedia kajastas tol ajal regulaarselt selle rühmituse tegevust, mille hulka kuulus ka Kaukaasia keskuse veebilehe avalehe rikkumine, mis edastas Tšetšeeni võitlejate sõnumeid nende järgijatele, toetajatele ja võimalikele värvatavatele. Tšetšeeni meedia väitis samal ajal, et nende rünnakute ulatuse tõttu ei olnud need tõenäoliselt iseseisvate amatööride töö, vaid riigi toetatud rühmituse tegevus. Nad süüdistasid isegi Vene FSB-d nende rünnakute läbiviimises. Seda ei suudetud kunagi lõplikult tõestada ühes ega teises suunas. Kuid see oli esimene suurem juhtum, kus Venemaa julgeolekuteenistust seostati mingil moel küberkurjategijatega. Kindlasti ei jäänud see viimaseks. Tõepoolest, kui 90-ndad lõppesid ja algas uus aastatuhat, hakkasid ilmuma mitmed teised Vene häkkerirühmad ja üksiktegutsejad, kes töötasid välja uusi tehnikaid ja tööriistu, et muuta oma rünnakud tõhusamaks. Tööriistad nagu Massilan ja e-postiuss välja lastud. 2002. aastal see paha vara kasutas tehnikaid, mida populariseeris varasem Melissa viirus. Häkkerid nimetasid selle populaarse Vene animategelase Mašanja järgi ja levitasid seda e-kirja manustena. Manjus tundusid esmapilgult süütud, kuid kui ohvrid neid klõpsasid, nakatusid nende arvutid ning viirus levis, saates end koopia kõigile ohvri kontaktide nimekirjas olevatele inimestele. Kuus moodustasid need nakatunud arvutid botivõrgud, suured nakatunud seadmete võrgustikud, mida küberkurjategijad saavad kasutada näiteks DDoS-rünnakute läbiviimiseks. Ja kui Venemaa häkkerite kogukond arenes ja laienes, ilmusid välja uued tegelased, kes hakkasid suunda näitama. Üks neist juhtidest oli Pjotr Leverov, tuntud ka hüüdnime Several, enda sõnul interneti rämpsposti kuningas. Ja see hüüdnimi polnud liialdus. Levashovi rämpsposti sõnumid mõjutasid lugematuid inimesi üle kogu maailma.
Igaüks, kellel oli 2000ndate alguses aktiivne e-posti konto, sai tõenäoliselt vähemalt üks, kui mitte sadu rämpsposti sõnumeid, mille jäljed viisid selle meheni, kes omas mõningaid maailmas suurimaid ja võimsamaid potivõrke. Oma erinevate kaardipettuste ja rämpsposti skeemidega tõusis Severa Vene küberkurjategijate impeeriumi tippu ning tegutses karistamatult, jagades isegi avalikke hinnakirju ja reklaame oma teenuste kohta internetis. Vene õiguskaitseorganid pidid neid materjale nägema ja oleksid võinud Severat vastutusele võtta, kuid nad ei teinud seda. Aga enne kui me selgitame, miks, vaatate te sõjasaadet ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Põhjus, miks FSB ei pannud Levashovi lihtsalt trellide taha, on see, et nad mõistsid, kui kasulikud võivad tema oskused olla. Eriti pärast seda, kui ta lõi häktivistide rühmituse nimega Civil Antiterror. Algselt loodi see liikumine selleks, et tuua erinevad häkkerite rühmad ühise lipu alla kokku, et nad saaksid lihtsamalt tegutseda ja tõhusamalt koordineerida rünnakuid Tšetšeenia vastu. Juhuslikud DDoS-rünnakud ja ümberpakendatud viirused muutusid aja jooksul vähem tõhusaks, kuna küberkaitse paranes. Seega pidid Vene häkkerid muutuma leidlikumaks, et oma vastastele tõsist kahju teha. Severa juhendamisel alustasid nad tšetšeenide vastu ulatusliku pealetungi. Seejärel hakkasid nad oma tähelepanu suunama teistele sihtmärkidele, kes olid samuti Kremlile vaenulikud, nagu Venemaa opositsiooniparteid, sõltumatud meediaportaalid, valitsusvälised organisatsioonid ja isegi välisriigid, keda peeti Venemaa valitsemise suhtes kriitilisteks. Severovi jaoks ei paistnud vahet olevat, kas ta pommitas poliitilisi parteisid või saatis kiiret rikastumist tubavaid rämpskirju juhuslikele inimestele üle maailma. Kõik see töötas ja tõi talle kasu ühel või teisel moel ning kasutatavad mehhanismid olid suures osas samad. Aastaid liikusid kuulujutud, et Severov peab töötama mingisuguse vabakutselise või alltöövõtjana Venemaa valitsuse heaks. Eriti 2007 aastal, kui tema tohutuid potivõrke kasutati massiivseks küberrünnakuks Eesti vastu. Aastaid hiljem tunnistasid Nashi liikumise ja valitseva Ühtse Venemaa partei poliitikud, et neil oli selles rünnakus oma roll ning ka Severov tunnistas, et ta oli parteiga koostööd teinud. Ja tõendid hakkasid sealt edasi kuhjuma. Umbes samal ajal, kui toimus Eesti rünnak, otsustas Moskva programmeerija Anton Noskov teha Severovi tsiviilsest terrorismivastasest veebisaidist koopia, et tulevastele põlvedele analüüsimiseks säilitada. Isegi kui algne sait lõpuks maha võeti, jäi Noskovi koopia alles. Siis 2007 aasta mais sai ta telefonikõne mehelt Venemaa riiklikust terrorismivastase komiteest, mis on FSB haru. Mees ütles, et tema tööandjad on väga huvitatud koostööst Severaga ja palus tema kontaktandmeid. Noskov ei olnud huvitatud abistamisest. Seega otsustas ta hoopis oma loo jagada sõltumatute ajakirjanikega. Sellega paljastas ta kogu maailmale, et Venemaa juhtiv julgeolekuagentuur palkas aktiivselt pahatahtlikke häkkereid ja Lebovšov oli vaid prototüüp. Järgnenud aastatel ilmus veel palju lugusid kriminaalsetest häkkerirühmadest ja konkreetsetest isikutest, kellega FSB oli ühendust võtnud mitte selleks, et neid nende kuritegude eest karistada, vaid selleks, et neid salajaste valitsuslepingutega premeerida. Kuigi üksikasjad olid juhtumiti erinevad, järgnesid paljud neist lugudest tuttavale stsenaariumile. Kriminaalsed häkkerid said esmalt tuntuks oma ebaseadusliku tegevuse kaudu, nagu krediitkaardivargused, rämpsposti operatsioonid, potivõrkude loomine, suurte veebisaitide häkkimine, DDoS-rünnakute korraldamine või pahavara ja viiruste levitamine. See oli nende viis oma võimete tõestamiseks. Paljud neist hakkasid seejärel tegelema poliitiliselt motiveeritud rünnakutega, olgu need siis rünnakud Tšetšeeniaga seotud veebisaitide vastu, NATO riikide, Ukraina või teiste sihtmärkide vastu. See oli nende viis näidata, et nende ideoloogiad ühtivad valitsuse omadega. Kui FSB tuvastas häkkerid, kellel näisid olevat erakordsed oskused ja huvid, mis kattusid nende endi omadega, võtsid nad nendega ühendust, pakkudes mõnikord mitteametlikku või salajast koostööd. Aga teinekord värvati nad otse agentuuri üha laienevasse ja võimsamasse häkkeriarmeesse. See oli kõigile osapooltele kasulik. Häkkerid saavad kasu valitsuse kaitsest ja karistamatusest, mis võimaldab neil jätkata oma ebaseaduslikku tegevust. Nad naudivad ka kogu prestiiži, raha ja võimu, mis kaasneb Kremlile töötamisega. Riik saab samal ajal kasutada küberkuritegevuse maailma kõige kogenumaid ja asjatundlikumaid tegutsejaid oma huvides, koos nende valmis potivõrkude, pahavara ja kuritegeliku infrastruktuuriga, et viia läbi ründeoperatsioone ja infovõitlust oma vaenlastega nii kodu kui välismaal. Ja kuna suur osa sellest tehakse salaja, säilitab riik ka usutava eitamise võimaluse. Lõppkokkuvõttes jääb võim ikkagi Kremlile. Kui palgatud küberpalgasõdurid kaotavad oma kasulikkuse, saab FSB nende vastu hõlpsasti meetmeid rakendada, sealhulgas süüdistuse esitamine, vangistamine ja avalik alandamine. Selline oli ka Dmitri Tukatševi juhtum, keda tunti ka varjunimega Forb.
Forb pärines väikesest linnast ja hakkas juba varakult häkkimisega tegelema. Ta oli kirglik videomängude mängija ning murdis sisse kohaliku internetiteenuse pakkuja süsteemi, et saada tasuta internetiühendus. tal oli ka harjumus oma tegusid dokumenteerida, kirjutades blogipostitusi, artikleid ja andes isegi intervjuusid, et jagada üksikasju oma küberkuritegevuse karjääri kohta. Näiteks aastal 2002 hakkas ta töötama ühe Venemaa häkkimisajakirja heaks, juhtides samal ajal kaardipettusäri. Ta kiitles regulaarselt sellega, kuidas ta veebilehtedesse sisse murdis ja kolis peagi Moskvasse, et elada luksuslikku elu oma häkkimistulude arvelt. Ühel ööl Forb ja mõned sõbrad üritasid Vene pealinnas turvakaameraid hävitada, kui korrakaitsjad nad kinni pidasid. Selgus, et üks neist ohvitseridest töötas FSB-s ning kui ta Forbiga vestlema hakkas, pandigi alus vastastikku kasulikule suhtele. Järgnenud aastatel Forbist sai agentuuri aktiivne kaastöötaja, kes lõpuks sai töötajaks. FSB informatsiooniturbekeskuses oli tema ülesandeks jälgida, leida ja värvata teisi küberkurjategijaid, kellel tema arvates olid vajalikud oskused ja mõtteviis riigi küberoperatsioonide toetamiseks. Ta veetis aega häkkerifoorumeid läbi kammides, lugedes teiste kasutajate postitusi, otsides inimesi, kes olid nii andekad kui ka patriootlikud, enne kui pakkus neile koostööd Kremliga. Väidetavalt tegeles ta sellega üle 10 aasta, värvates selle aja jooksul teadmata arvu küberkurjategijaid. Kuid 2016 aastal Forb näis muutuvat FSB jaoks pigem koormaks kui varaks. Ta arreteeriti, teda süüdistati salastatud teabe edastamises Ameerika Ühendriikidele ning talle esitati riigireetmise süüdistus. Ta kinnitas oma süütust, väites, et teda kasutatakse lihtsalt patuoinana, mis on Venemaa varasemaid tegusid arvestades täiesti usutav, kuid sellest ei piisanud, et pääseda 6-aastasest vanglakaristusest. Oleks mõistlik arvata, et Forbesi lugu peaks olema hoiatuseks teistele häkkeritele, kes kaaluvad koostööd valitsusega. Tegelikkuses ei paistnud see aga paljusid neist takistavat FSB pakkumisi vastu võtmast, kui neid tehti. Aastakümnete jooksul, pärast Forbesi arreteerimist, on olnud arvukalt dokumenteeritud juhtumeid ja kindlasti veel palju rohkem, mis pole ametlikult kirjas, kus häkkerid ja häkkerirühmad on sõlminud mitteametlikke kokkuleppeid Vene valitsusega, pakkudes oma oskusi sellisteks operatsioonideks nagu sekkumine lääne valimistesse, Ukraina veebilehtede häkkimine 2 riigi vahelise sõja ajal, digitaalse propaganda levitamine, tundliku teabe varastamine ja väljapressimisrünnakute läbiviimine. Näiteks on kurikuulus Evil Core'i häkkerirühm, mida juhib mees nimega Maksim Jakubets, keda Vene meedias kirjeldatakse sageli kui häkkerit, kes varastas $100 miljonit ja sõidab Moskva tänavatel Lamborghiniga ringi, ilma et teda arreteeritaks. Miks? Sest ta on abiellus endise kõrge FSB ametniku tütrega, kes kasutas oma mõjuvõimu mitte ainult Evil Core'i kriminaalvastutusest päästmiseks, vaid tõi sellega agentuuri enda tiiva alla. Arvukad raportid väidavad, et FSB on aktiivselt andnud Evil Core'ile ülesandeid digitaalseks spionaažiks ja agressiivseteks küberrünnakuteks NATO riikide vastu aastate jooksul. Vastutasuks on grupil lubatud tegeleda ulatusliku rahapesu, väljapressimise, lunavara ja suuremahulise vargusega. On ka sama kurikuulus häktivistide grupp Killnet. Peamiselt Telegrami kanalite kaudu tegutsev Killnet moodustati 2022 aasta märtsis Ukraina sõja algfaasis ja on seejärel korraldanud arvukalt DDoS ja küberrünnakuid kriitilise taristu ning valitsusasutuste veebilehtede vastu riikides, mida peetakse Ukraina liitlasteks, nagu Rumeenia, Moldova, Norra, Läti, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa. Selle rühmituse või selle mõistatusliku juhi Kill Milki seotust FSB-ga pole seni selgelt ja konkreetselt tõestatud. Paljud uurijad usuvad siiski, et isegi kui Killnet ei tee otsekoostööd julgeolekuteenistusega, on neil ilmselgelt mingil määral Kremlilt kaitset, kuna nende huvid langevad nii selgelt kokku. See on Venemaa kübersõja strateegia hirmutav tõde. See ei seisne andekate tehnoloogia ekspertide värbamises seaduslike kanalite kaudu, tipptegijate ülevärbamises riigi juhtivates IT-ettevõtetes ega eetiliste häkkerite koolitamises tipptehnoloogia ülikoolides. Selle asemel on see räpane põrandaalune ettevõtmine, milles on seotud ametlikud valitsusasutused ja kahtlased kuritegelikud rühmitused, tehes pimeduses tehinguid, mis võimaldavad häkkeritel jätkata viiruste levitamist ja miljoneid inimesi petta, seni kuni nad teevad Kremlile natuke tööd kõrvalt. Nagu paljud teisedki Kremli tegevuse aspektid, on see kole ja jõle viis äri ajada. Kuid just seda oleme me Putini režiimilt oodanud. Kui Venemaa üritab tungida sügavamale Zaporižesse, sattus ta millegi otsa, mida ta kunagi ei oodanud. Mitte Ukraina sõdurid, isegi mitte droonid. Kolumblased ootasid. Kõrgelt treenitud palgasõdurid, kes on oma oskusi lihvinud oma kodumaa džunglites, on Ukrainas. Ja nad tegid just midagi hämmastavat. Venelased hakkasid surema. Üks positsioon vabastati, kuid tegelik lugu pole ainult see, mis juhtus Zaporižjas. See on see, mis toimub Kolumbias.
On huvitavad põhjused, miks nii paljud selle riigi sõdurid suunduvad Ukrainasse. Sa saad neist teada selles videos. Aga kõigepealt suundume Stepnogorski. Kogu juulikuu jooksul olid Vene dessantväelased aeglaselt, kuid kindlalt hakanud sellesse väikesesse asulasse imbuma. Olles varem juba kord välja tõrjutud geniaalse ja laiaulatusliku vabastuslöögi käigus, üritasid need Vene sõdurid meeleheitlikult haarata kinni igast võimalikust territooriumist, et nende kaaslased saaksid Putinile teatada head uudist, et Stepnogorsk on taas nende kontrolli all. Dessantväelased olid küla kontrollimisest kaugel, kuid infiltraatorid on ohtlikud ning see konkreetne grupp oli hakanud rajama väikseid positsioone maha põlenud hoonetesse ja teistesse peidukohtadesse. See võimaldas neil suunata tuld Ukraina vägede pihta ja korraldada varitsusi, et neid lõksu püüda. Infiltraatoritel ei tohtinud lasta jätkata. Mitte ainult sellepärast, et nad suutsid palju kahju teha, vaid ka seetõttu, et Stepnogorsk on olulisem, kui esmapilgul paistab. See ei ole mingi suvaline küla. Stepnogorsk annab ligipääsu E105 maanteele ja sellega võimaliku tee sügavamale Zaporižjasse. Kui Venemaa suudab selle küla enda kontrolli alla võtta, siis võib ta kasutada seda logistilise keskuse ja platvormina rünnakuteks üle Dnipro jõe ning lõpuks ka Zaporižja enda vastu. Putini infiltraatoritel oli selge eesmärk. Ukraina pidi nad kõrvaldama. Kõiki võimalusi kaaludes otsustas Ukraina kasutada operatsiooniks taktikalist gruppi Revanš. See Ukraina kaitseluureüksus on olnud aktiivne sõja algusest peale ning arvatakse, et selle suurus on umbes polgu jagu, mis tähendab, et seal on 501 kuni 1500 liiget. Aga mis teeb Revanši eriliseks, on see, kes sinna liikmeks saavad. Ukraina sõdurid ei kuulu sellesse taktikalisse gruppi. Liikmed tulevad kõikjalt, et liituda rahvusvahelise üksusega. Taktikaline grupp Revanš on juba jätnud sõjale oma jälje. Alates Venemaa sissetungi esimestest päevadest saadeti grupp Kiievisse ja nad mängisid võtmerolli Vene vägede esialgse pealetungi peatamisel Hostomeli lahingus. Hiljem vabastas grupp Rudinška Kiievi oblastis ning on osalenud lahingutes ka Harkivis ja Tšassiv-Jaris. Lisaks võitlesid nad Donetski kindlusvööndi lähedal. Need sõdurid on kogenud, andekad ja enam kui võimelised Vene infiltraatoritega toime tulema. Nüüd on Kolumbia sõduri taktikalise grupi Revanš koosseisus Zaporižjas ja nad just hävitasid Vene infiltraatorid Stepnogorskis. Grupi 28. juuli Telegrami postitus paljastab kõik. Pärast seda, kui nad mõistsid, et Vene infiltraatorid olid suutnud Stepnogorskisse tungida, taktikaline grupp Revanš ei kiirustanud. Infiltraatorid ei kavatsenud kuhugi minna. Nende ülesanne oli leida koht, kus varjuda ja siis oodata, kuni varustus ja täiendused saabuvad. Mõlemad olid veel kaugel, nii et Revanši liikmed kasutasid võimalust põhjalikuks luureks, kasutades ära iga Vene okupantide vea, et nende asukohad täpselt kindlaks teha. Kui Revanš teadis, kus venelased asuvad, lasti FPV droonid valla. Korduvalt põrkasid need droonid Vene positsioonile, andes sees olevatele dessantväelastele selgelt mõista, et nad on vahele jäänud. Need dessantväelased, kes olid juba keerulises olukorras, oleksid kindlasti segadusse sattunud, kui nad hakkasid lahinguväljal hispaania keelt kuulma. Revanš jätkas droonirünnakuid maapealse rünnakuga, mida juhtisid Kolumbia sõdurid. Enne seda rünnakut anti Vene sõduritele valik: alistuge kohe või surete lahingus. Dessantväelastelt ei tulnud mingit vastust. Seega tulistasid Ukraina Kolumbia sõdurid granaate punkritesse ja kaevikutesse, kus Vene sõdurid varjusid. Ühe lahingu tagajärjed jäid kaamerasse. Me näeme, kuidas Ukraina välisvõitlejad sisenevad hoonesse, ettevaatlikult otsides märke dessantväelaste kohalolust. Üks Vene sõdur kõrvaldati lahingus, teine võeti vangi. Operatsioon oli täpne ja surmavalt tõhus. See osutus ka informatiivseks. Kaadritelt näeme, et vangistatud sõdur on juba haavatud. Pea ümber on tal side ja ta üritab peituda kohas, mida võib kõige paremini kirjeldada kui maa-alust onni. Kui ta leitakse, on tal käed tõstetud. Esimene asi, mida ta ütleb, on: ma tunnen end tõesti kohutavalt. Kas teil on vett või midagi juua? See näitabki, millele Putin oma sõdureid allutab. Varem on räägitud lugusid, kuidas sissetungijatele ei anta piisavalt varustust ega vett. 2025 aasta mais tabati Hersonis Vene sõdureid isegi lompidest joomas, sest nende varustusliinide täielik kokkuvarisemine jättis nad nii meeleheitlikku olukorda, et nad riskisid juua räpast vett, et mitte janusse surra. Nüüd näeme Stepnogorskis selgelt vigastatud sõdurit, kes palub oma vangistajailt juua. Langevarjur saab vett ja sigareti. Ning seejärel võetakse ta Kolumbia ja Ukraina ühisjõudude poolt vahi alla. On olemas ka kaadrid järgnenud ülekuulamisest. Vangistatud langevarjur paljastab kõik enda kohta ja sellega näitab, mida Putin ja tema käsilased tegelikult ühelt sõdurilt ootavad. Lapsena sattus ta koos oma vennaga lastekodusse pärast seda, kui nende ema murdus, kuna ta ei suutnud neid kontrollida. See vend on samuti armees, võitlemas Kurski suunal, paljastab vangistatud sõdur. Sõdur paljastas, et enne lastekodusse sattumist
lasi tema isa tal juba varakult viina juua. isa sattus vanglasse, sest ründas naabrit ja oli ta peaaegu tapnud. Sõdur lahkus koolist pärast 7 kooliaastat, mis tähendab, et ta ei lõpetanud kooli. Ta oli oma esimesel missioonil, kui ta Stepnogorskis vangi langes ja kui temalt Putini kohta küsiti, paljastab sõdur, milline on tegelikult olla venelane. Mis mõte on üldse hääletada? Putin võidab alati. Ja kui tema ja ta kaaslased on võimul, otsivad nad just selliseid inimesi nagu see sõdur. Halb haridus, katkised pered, rahahäda. Kui on võimalus kedagi ära kasutada, haaravad Venemaa värbajad sellest kohe kinni. Ja kõik see tuli ilmsiks, sest Ukraina saatis Stepnogorskisse surmava Kolumbia sõdurite üksuse. See viib meid teise suure loo juurde siin, või peaksime ütlema suure küsimuse juurde. Mida kuradit teevad Kolumbia sõdurid Ukraina rindeliini põrgus? Vastuseid on palju ja varsti saad teada, et tegu ei ole vaid sellega, et riiki läks ainult käputäis Kolumbia võitlejaid. Neid on tuhandeid. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletame meelde, et vaatad sõjasaadet. Kui saad meie kanalilt uusi teadmisi, siis vajuta telli ja lülita märguanded sisse, et näha rohkem sellist kajastust. Kolumbia on Ukrainale palju olulisem, kui sa arvatagi oskad. Kuigi need 2 riiki pole kindlasti liitlased sellisel määral, et Kolumbia aktiivselt toetaks Ukrainat tema võitluses Venemaa vastu. Selle riigi sõdurid voolavad Ukrainasse, et võidelda koos inimestega, kellega nad tunnevad teatud sugulustunnet. Numbrid näitavad seda. Bogotá linna ajaleht avaldas veebruaris, et kolumblased moodustavad nüüd suurima välismaise sõdurite kontingendi, kes on Ukrainasse saabunud. Taktikaline grupp Revanche on neist täis, nagu ka mitmed teised üksused, mis rindel võitlevad. Väljaanne ütleb, et praegu teenib Ukraina ridades aktiivselt kuni 2000 Kolumbia kodanikku ning kokku on pärast Putini sissetungi algust teeninud kuni 7000 inimest. Väljaanne toob välja, et kolumblased moodustavad umbes veerandi kõigist välisriikide sõduritest, keda Ukraina värbab. Selle ühe riigi sõdurid on samuti valmis Ukraina toetamise nimel surema. Atlantic Council teatab, et hinnanguliselt 300 kuni 550 Kolumbia sõdurit on Ukraina vabastamise eest võideldes rindel hukkunud. Suur küsimus jääb endiselt õhku. Miks? See pole ainult raha pärast, kuigi raha aitab kindlasti kaasa. France 24 rääkis ühe sõduriga nimega Dairo, kes lahkus Kolumbia armeest pärast 8 aastat teenistust. Dairo sõnul on kodumaal tema töö eest makstav palk kehv. Mis puudutab Ukrainat, brigaad maksab kinni meie lennupiletid ja majutuse Bogotas ja teeb kogu vajaliku paberitöö, et saaksime seaduslikult reisida, ütleb ta lisades. Kui ma sellest kuulsin, haarasin kohe võimalusest kinni. See on see, mida olen oodanud. Tõepoolest, Kolumbia sõduri palk pole eriti hea. Kesktaseme ohvitserid teenivad riigi armees aktiivse teenistuse ajal umbes $1000 kuus. Lihtsõdur saab palju vähem, vaid $400 kuus. Sõjaväepensionid Kolumbias ei ole samuti piisavad, et endised sõdurid ära elatada. Palk langeb sageli poole võrra ja vähesed programmid, mis Kolumbias on loodud sõdurite abistamiseks tsiviilellu naasmisel, ei täida oma eesmärki. Enamik püüab suunata endisi sõdureid erasektori turvatöödele, kuid see sektor on üleküllastunud. Töökohti on harva ja kui need tekivad, konkureerib nende nimel sõna otseses mõttes armee endisi sõdureid. Võrrelge seda olukorda sellega, mida Ukraina pakub. Lisaks kõigile esialgsetele eelistele, mida Dairo mainib, makstakse neile, kes Ukrainasse võitlema lähevad, palka alates hetkest, mil nad alustavad väljaõpet. See palk oli umbes $490 väljaõppe eest, mis võib kesta kuni 6 nädalat, mis on juba võrdne Kolumbia sõduri täiskohaga palgaga. Kuid see on alles algus. Ukrainas lahingutegevuses osalevate sõdurite palgad jäävad vahemikku $3000 kuni $5000 kuus, mis on tunduvalt kõrgem kui Kolumbia sõjaväe keskastme ohvitseri keskmine palk. Ukraina pakub liitumisboonuseid, mis ulatuvad mõnikord kuni $25,000. Samuti $350,000 suurust surmahüvitist, mis makstakse perele, kui sõdur saab lahingus surma. Juunis rakendas Ukraina oma eesliinivägedes ka võitluspõhise tasustamissüsteemi. Nüüd võivad sõdurid, kes osalevad aktiivsetes lahingutegevustes, teenida üle $10,000 kuus, nagu Business Insider teatab. See pole mitte ainult peaaegu 30 korda suurem kui Ukraina keskmine palk, vaid see ületab ka kaugelt selle, mida Kolumbia sõdur võiks oma riigilt kunagi oodata. Raha on küll ahvatlev, kuid asi pole ainult selles. Paljudele kolumblastele, kes Ukrainas võitlevad, on eesmärk sama oluline kui raha. Dairo teeb selle väga selgeks, kui räägib France 24-le. Me teeme seda teenimiskutsumusest, ütleb ta väljaandele. Lisaks on see üllas eesmärk minna ja võidelda lipu all, mis ei ole meie oma, vaid rahva oma, keda rünnatakse. See on natuke nagu siis, kui naaber tungiks minu majja. See tunne ei ole sugugi haruldane tuhandete kolumblaste seas, kes suunduvad Ukrainasse. Ja see annab aimu, kuidas need sõdurid end oma riigis tunnevad. Kadunud. Eesmärgita ja hüljatud. Kolumbia oli pikka aega olnud riik, mis vajas oma sõdureid. Kuni 2016 aasta rahuleppeni, mis jättis paljud tegevteenistuses olnud sõdurid tundma, et nende oskusi ei kasutata piisavalt ära ning nad on alamakstud. Kolumbia sõdurid on hakanud võitlema teistes riikides, mitte ainult Ukrainas, vaid ka Jeemenis ja Sudaanis.
sest nad tunnevad, et on terve elu arendanud oskusi, mida nende oma riik ei kasuta piisavalt ära. Lisaks sellele on taasintegreerimise probleem, millest me varem rääkisime. Kolumbia sõdur, kellel võib olla kuni 2 aastakümmet kogemust vastumessutegevuses oma riigis, jäetakse valitsuse poolt kõrvale, kui ta 30ndates või 40ndates eluaastates teenistusest lahkub. Tsiviilmajanduses ei ole neile kohta, välja arvatud üleküllastatud erasektori turvateenistuses. See sektor moodustab üle 1% kogu Kolumbia sisemajanduse kogutoodangust ja see annab tööd sadadele tuhandetele inimestele. Aga just see ongi kogu mõte. Kuigi erasektori turvateenused on Kolumbias väga suured, on sektor täis, töökohti on vähe ja teised taasintegreerimisprogrammid, mis Kolumbias olemas on, ei aita endistel sõduritel tööd leida eriti hästi. Kolumbia ei ole kogu selle olukorraga rahul. On kehtestatud hulk õiguslik raamistikke, et takistada endistel Kolumbia sõduritel saada Ukraina või kellegi teise palgasõduriteks. Kolumbia president Gustavo Petro on isegi väitnud, et Ukraina sõdurid kohtlevad kolumbialasi kui alaväärtuslikku rassi ja saadavad neid lahingusse nagu kahuriliha. Tundub, et selle kohta puuduvad reaalsed tõendid, mida kinnitavad ka numbrid. Ukrainasse läinud Kolumbia sõduritest on lahingus hukkunud mitte rohkem kui 14%. Samuti tasub märkida, et Putin ise on väitnud, et Petro võiks olla paljutõotav partner, mis viitab sellele, et Kolumbia presidendil võib olla motivatsioon, mis ulatub kaugemale oma riigi sõdurite ohutusest ja heaolust. Siiski püüab Kolumbia takistada oma sõdurite Ukrainasse minekut. 2025 aasta detsembris hääletas riigi esindajate koda isegi ÜRO palgasõdurite vastase konventsiooni ratifitseerimise poolt. See konventsioon on eksisteerinud alates 1989 aastast. Seega on kummaline, et Kolumbia näeb toimuvat probleemina alles nüüd. Kuid see seadus ei takista Ukrainal värbamist. Need, kes võitlevad Ukraina rahvusvahelises leegionis või kuuluvad Ukraina tavalistesse rünnaküksustesse, ei kvalifitseeru selle sama konventsiooni kohaselt palgasõduriteks, nagu juhib tähelepanu Atlandi nõukogu. Lõppkokkuvõttes tundub, et Petro ei saa asjast aru. Kolumbias on tuhandeid sõdureid, kes tunnevad, et nende oskusi ei väärtustata ning nad ei saa väärilist tasu ja et nende riik ei suuda neid pärast teenistuse lõppu ühiskonda taas integreerida. Seetõttu leiavad need sõdurid eesmärgi Ukraina eest võideldes ning Ukraina on olnud enam kui valmis kolumblaste saabumist oma relvajõududesse hõlbustama. On märkimisväärne, et esimesed Ladina-Ameerikast Ukrainaga liitunud sõdurid tegid seda omal algatusel, märgib France 24. Alles pärast seda, kui poolenisti argentiinlane ja poolenisti ukrainlane sõdur, keda väljaanne nimetas Nazariks, aitas algatada skeemi, et tuua Ukrainasse rohkem inimesi, hakkas Ukraina aktiivselt mandrilt värbama. Ukraina väidab, et nemad pakuvad vaid võimalust. Valik on sõdurite endi teha. Kõik see toob meid tagasi märkimisväärse rünnaku juurde, mille Kolumbia sõdurid koos oma Ukraina kolleegidega Stepnohorskis läbi viisid. Rünnak oli edukas, vang saadi kätte, koguti rohkem teavet ja Vene infiltraatorid sunniti külast lahkuma. Ukraina jaoks on see suur võit, sest see tähendab, et Venemaa on nüüd kaugemal võimalusest rünnata Zaporižžja sihtmärke, mida nad soovivad tabada. Kuid Stepnohorsk ei ole endiselt turvaline, kaugel sellest. See küla on suure osa Ukraina sõjast olnud lahingute tallermaa ning mingil hetkel õnnestus Venemaal Stepnohorsk peaaegu täielikult okupeerida. See olukord pöördus. 2026. Aasta mais, kui Ukraina väed viisid läbi hiilgava operatsiooni, vabastades Stepnohorsk Vene okupantide käest. Rida rünnakuid surus Vene väed tagasi, stabiliseerides olukorra külas mõneks ajaks. Venemaa positsioonid varisesid kokku, kui Ukraina viis läbi otsingu- ja hävitusoperatsiooni, kasutades õhuluuret ja täppistuld, et Vene sõdureid paigal hoida. Seejärel kontrolliti hooneid, et tappa või vangistada kõik alles jäänud sõdurid. See operatsioon oli väga sarnane sellele, mida nägime Ukraina Kolumbia sõdureid juulis tegemas, ainult palju suuremas ulatuses. Pole teada, kas Ukraina kasutas selles operatsiooni etapis oma Kolumbia üksust. Siiski pole Putin Stepanihirskist loobunud. Ta ei saa seda teha. See küla mängib tema plaanides ülejäänud Zaporižžja jaoks olulist rolli. Mai lõpus kolonel Vladislav Voloshin, kes on Ukraina lõunakaitsejõudude pressiesindaja, avaldas, et Putin on saatnud 7. õhudessantdiviisi Stepanihirski suunas konkreetsete käskudega vallutada küla juunikuu lõpuks. Tõenäoliselt olid need selle diviisi sõdurid, kelle Ukraina Kolumbia üksus juulis kas võttis vangi või tappis. Mis puudutab Stepanihirski vallutamist juuniks, siis see pole ilmselgelt juhtunud. See on lihtsalt järjekordne hullumeelne ja ebarealistlik tähtaeg, mille Putin on loonud ning mille täitumatusest ta peaks juba praeguseks aru saama. Mis puudutab seda, mis praegu Stepanihirskis toimub, siis nägime just, et Venemaa üritab salaja infiltreerujaid külla sokutada. Kuid Ukraina jälgib olukorda ja ootab iga võimalust, et need infiltreerujad kõrvaldada. Ja praegu ei ole see Venemaa, kes Zaporižžjas edeneb, vaid Ukraina. Nii väidab Sõjauuringute Instituut ehk ISW. Oma 29. juuli Venemaa pealetungikampaania hinnangus teatas ISW, et Ukraina väed edenesid lääne Zaporižžjas juba varasemal kuupäeval. Arhiivi geolokatsiooniga videomaterjal, mis avaldati 20. juulil ja on dateeritud juunisse 2026,
näitab, kuidas Ukraina väed puhastavad Vene vägede poolt okupeeritud hooneid Stepnohorski kirdeosas, Orihhivist läänes. see näitab, et Ukraina väed olid varem selles piirkonnas edasi liikunud. nii et tundub, et Putini väed ei ole Stepnohorski vallutamisele lähemal kui siis, kui Ukraina mais suurema osa neist sõduritest välja ajas. Ainult et nüüd on Putini käsilastel veelgi suurem probleem käsil. hästi väljaõppinud ja surmavad Kolumbia sõdurid töötavad koos Ukrainaga, et hoida küla vaenlasest puhtana. Vene sõdurid surevad vaenlase käe läbi, keda nad kunagi ette ei näinud. Ja tõenäoliselt leiavad peagi tee Ukrainasse veel sajad, kui mitte tuhanded Kolumbia sõdurid. Oleme andnud teile ülevaate olukorrast Stepanihirskis praegu. Aga mis siis, kui soovite rohkem teada saada, kuidas Ukraina selle küla üldse vabastas? Kui tunnete end selles ära, siis meil on teile lahendus olemas. Raporteerisime Stepanihirski vabastamisest, kui see juhtus, ja selgitasime, miks see oli nii oluline. Raamatilised lahinguvideod ja sügavam arusaam sellest, mida see asula tähendab võitluses Zaporižžja pärast, ootavad ees. Vaadake videot pärast seda, kui olete siin lõpetanud. Aga enne lahkumist loodame, et teile meeldis see video. Kui meeldis, siis ärge unustage tellida ja märguanded sisse lülitada, et olla esimeste seas, kes näevad meie igapäevaseid videoid siin sõjasaates. Ja aitäh vaatamast!